Tere tulemast Kantar Emari turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline Sirle Arro, Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooni osakonna juhataja. Tere päevast! Nagu siin kombeks, siis me heidame pilgu karjäärile, räägime tänapäevast ja vaatame tulevikku. Esimese küsimusena ma reeglina olen küsinud, mis oli esimene kokkupuude sinul tööga? No, esimene kokkupuude, mina olen pärit sellisest väikesest linnakesest, Karksi-Nuiast, Lõuna-Eestis, Viljandimaal, Mulgimaal. Ja tavapäraselt ikka, esimene kokkupuude muidugi vanemate ja vanavanemate aiatööde abi. Vanaemal mul olid ka loomad, siis sai väikesed tibusi ja kanasid aidatud, aga hiljem muidugi tulid malevad, kõigepealt TPL, töö- ja puhkelaager algklassides, pärast hiljem siis EÜM, mis oli Eesti õpilasmalev. Ja mitte ainult need, et need olid muidugi toredad, sai tööd ja selliste meelelahutust sõpradega koos olemist selle aja jooksul niimoodi mõnusalt nautida ja teha, aga hiljem sellises maakohas ikkagi oli kuuseistikute kasvatamine, kõplamine, peetide kasvatamine ja isegi mul on ka selline kogemus, et ma olen käinud vasikalaudas tööl, vasikaid talitamas, et sel ajal meil oli lähedal kolhoosid seal ja seal sai tunduvalt rohkem taskuraha teenida kui siis kuskil kuuski kõblates. Oli päris raske, vanemad käisid aeg-ajalt abis, füüsiliselt ka raske, aga jah, et selline kogemus mul on. Nii et sa oled juba algusest peale nagu füüsilist tööd teinud, ei olegi niimoodi kontori laua taha kohe asunud? Jah, et sellist kontori laua taga küll mitte. Ema mul oli kultuuri siis klubi juhataja, et temal ma mitte küll raha teenides, aga ka olen olnud abiks siis ürituste läbiviimisel juba ka lapsepõlvest. No üks ühisosa meil nüüd on, ma olen ka sündinud mulk, aga me olin seal vist 3. eluaastani oma suved küll veetsin Viljandis, väga elus kant on see kant, aga ma nii palju füüsilist tööd küll ei teinud, et see on nagu selge. Kuhu sa läksid pärast keskkooli lõppu ja kas see valik oli sinu jaoks selline planeeritud valik või oli selline nagu paljudel oli, et ei teadki, mida tahan ja kuidagi sattus? Mul oli ka natuke ikkagi nii, et päris täpselt ma ei teadnud, et mu pinginaaber teadis juba väga varakult, et tema tahab arstiks saada, tema kogu selle aja oli pühendunud sellele, aga mina ei teadnud ja ma kohe lõpuni mõtlesin, siis üks minu sugulane ütles, et kuule, äkki sulle meeldib selline natuke reisimine ja et äkki sa läheksid hotellindust õppima. Ma mõtlesin, tore mõte, kus seda siis õppida saab, sest see oli ju Nõukogude aja lõpp ja Eesti aja algus, ega sellist eriala ei olnud kuskil. Mõtlesin, siis peab olema majandus. Ja siis ma olin teise dilemma ees, et kas minna Tartusse, kuhu mu pinginaaber ja sõbranna läks, Tartu ülikooli, ikkagi ülikool, ja teine oli siis Tallinna Tehnikaülikool. Ja määravaks kumbasse minna sai tegelikult minu jaoks see, et minu isa ja minu onu on tantsinud Kuljuses ja minu selline hobi on ka rahvatants. Ja siis ma mõtlesin, ma pean ikka minema Tallinna Tehnikaülikooli, sest seal on tantsuansambel Kuljus. No vaata, millised otsuse aiendid üldse on nagu olemas. Ja läksidki majandusse erialale. Ja sellega oli ka huvitav, et tegelikult kui ma siis oma keskkooli viimases klassis ikka õpetaja küsib, et kuhu tahate minna ja siis mina tahan minna Tallinna Tehnikaülikooli majandust, see oli hästi kõva konkurss. Siis kooli direktor oli käinud minu klassijuhatajale ütlemas, et äkki sa ütled talle, et äkki ta valiks mõne eriala, kuhu ta kindlasti sisse saab, sest koolil oli oluline näidata seda, kui palju õpilasi on saanud ülikooli sisse. Ja selle peale ma ikka sisemiselt päris tugevasti kihvatasin. Ja ma valmistasin üsna hästi, et ma olin tegelikult 15, kes sisse sai 150 plussist. Ühesõnaga, sulle ei meeldinud see, et uskumust nagu ei olnud, et sinu võimetest nüüd tuleb tõestada. Et tuleb tõestada, et võib-olla ka direktor mõnevõrra oli õigus, et me oleme ikkagi maakoolist pärit, et ju siis need eelmiste aastate näitajad ei olnud nii head, kust sisse saadi. Ja teine klassiõde mul oli, kes tahtis minna just Tallinna Ülikooli õpetajaks õppima, et tema sai ka samasuguse sõnumi, aga tema õnneks sai ka sisse. Nii sa alustasid ju 4-aastase programmiga ja lõpetasid selle ära. Kas sa magistri tegid kohe peale või tekkis seal paus? Ei teinud, tekkis paus. Kas sellepärast, et need ajad olid selline, et siis oli juba vaja kuskile tööle minna ja kõik see aeg läks sinna ära või? Ja ma juba ülikooli lõpetades töötasin, sellepärast, et teisel kursusel oli meil rakenduslikkus siis sellisest, nimetati 4-aastast rakenduslikkus ja 5-aastast tol ajal oli siis selline
mis ma enam isegi ei mäleta, kuidas seda siis õppesuunda nimetati, et pidime tegema töökeskkonna praktika. Ja siis ma siis sattusin, ma võin seda lugu ka rääkida, kuidas ma Tallinna Sadamasse sattusin. Ja siis sa sattusidki juba Tallinna Sadamasse, eks? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga see ei olnud nii plaanitud. Sest mulle on juba kooli ajal, keskkooli ajal meelsid reaalained rohkem ja majanduses ka, et mul üks selliseid, mis mul väga meeldis, oli rahandus ja pangandus ja see õppejõud Karin Liikane tol hetkel tekkis kuidagi meile omavahel väga hea side, sest mulle kuidagi kõik asjad istusid seal ja tema siis tuli mulle, teadis, et oma praktikale minna, ikka õppejõud soovitasid ka ju kuhu minna. Ütles, et temal on hea tuttav Eesti Ühispangas, et soovitab mul minna sinna praktikale ja tegi sellise eelkõne ka ära. Ja läksime ühe siis oma kaasõpilasega, leppisin kokku saamise, et jah, et kohe ei saanud, et tule seal 10 päeva pärast, et siis räägime täpsemalt, mis sa praktikal tegema pead. Läks see 10 päeva mööda, mul oli hea meel, kuigi natukene hirmus ka, aga põnev ka ikkagi, et too hetk see pangandus oli ju väga arenemas ja hästi paljud meie kursuselt, kes olid selle Swedbanka ja teiste pankade ülesehitamisel. Siis ma läksin sinna kohale, lasime ukse kella sisse, tulevad inimesed vastu, küsime, et kas see inimene on siin, et me tahaks kokku saada, tulen praktikale, öeldi, ei, aga ta ei tööta meil enam, et ta on nüüd Rahandusministeeriumis. Ja siis mul oli, aga see ehmatas mind nii ära, et ma isegi ei osanud väga hästi argumenteerida, et ma küsisin, et äkki te saate mind praktikale võtta. Ei, et me ei ole mõelnud, ei tea. Et võib-olla enda ka tõesti see, et ma ei osanud oodata sellist asja. Ja siis oli uuesti keeruline, et kuhu siis nüüd praktikale minna. Proovisin veel, vaatasime töökuulutusi, et oli üks reisibüroo, kes kutsus, mõtlesin, see oli ju minu soov saada sinna reisimisega seotud valdkonda, aga seal oodati muidugi töökogemust valdkonnas, kui oli kohe näha töövestlusele, et neil oli tegelikult juba otsus tehtud, keda nad võtavad ja suhtumine, sain küll esimese töövestluse kogemuse, mis oli selles mõttes positiivne minu jaoks, et ma arvan, et ma seal väga hästi hakkama ka ei saanud selle töövestlusel, sest ma ei olnud kunagi sellises situatsioonis olnud. Ja siis ikkagi tänu minu vanematele, et isa mul on selline ka suur suhtleja ja tema omal ajal oli siis Viljandi piirkonna ehitusmaleva juht ja samal ajal siis Peeter Palu oli, kes oli tollaegne Tallinna Sadama juht, üle-eestilise ehitusmaleva juht, tal oli selline tundsid 11 ja siis mu isa võttis ühendus Peeter Paluga ja meie üks perekonnatuttav töötas ka samal ajal veel Tallinna Sadamas, et nagu ema siis rääkis tema kaudu ja niimoodi sattusin hoopis Tallinna Sadamasse. Ma arvan, et sul ei isa ega ema ei olnud selleks küll valmis, et sa nüüd oma karjääri oledki seal veetnud, et nad mõtlesid, et see on hea praktika. Täpselt, eks ma ise ka too hetk mõtlesin nii ja kusjuures, kui ma oleks teadnud, kuhu ma niimoodi esimese hooga satun, ma arvan, ma ei oleks julgenud seda vastu võtta, sest ma sattusin osakonda, dispetšertalitus, kus oli ligi 40 inimest ja nendest 3 olid eestlased, ülejäänud olid vene keeles. Aga sinu vene keel? Karksi nuia tasemel vene keel, kesktelevisiooni vaatamine natuke oskasin, aga see oli jah nii, et kui mulle ülemus andis tööülesandeid, siis ma palusin sekretäril, palun kuula koos minuga ja ma küsin siis üle, kas ma sain õigesti aru, mis ma tegema pean. Et selline huvitav küll. Nii, tegid oma praktika ära, mis siis edasi juhtus? Siis vaadati, et sa ikkagi saad hästi hakkama, et võiksid siia jääda. Jah, et selles mõttes küll, et eks elu Tallinna Sadam ka ju just Eesti ja selline 90ndate alguses tekkisid seal, kui ka kõige alguses, mis mul oli ka selline natukene isegi tottertöö, mis ma tegin söeplaanid, ehk iga päev, kui palju sütt Tallinna Sadamas siis laaditi, siis pidi võtma need paberikesed, tookord oli kõik paberisel ja siis sisestama arvutiprogrammi. Aga sealt edasi hakkas just täpselt see, et hakkasid juba need reisilaevaliinid tekkima, seal olid ju eestikeelsed inimesed, siis nagu mõnes mõttes oli mind vaja seal, kes ka vahendaks seda Eesti ja vene keelt ja kes siis aitaks ja toll ja piirivalve ja kõik seal ei olnud nagu venekeelseid inimesi. Muidugi nad oskasid, aga ikkagi see töö hakkas juba järjest minema eestikeelseks. Ja siis ma jäin ja ma arvan, et
no ju ma siis ikkagi jäin seal mõnes mõttes silma ka, on ju, et ma küsisin, et kas ma võin jääda edasi tööle, noh, üliõpilasele see oluline ka ju, et ta mingi sissetulek, samas jälle, noh, mis minu meelest on ikkagi kooli kõrval hea, kui sul on mingi töökogemus, sa oskad seda, mis sulle koolis õpetatakse, rohkem mõista ja rakendada ka. No aga mul on tunne, et 90-ndatel eriti, võib-olla 2000-ndate alguses ka veel, et need, kes õppisid, tegelikult said suhteliselt ikkagi nagu, noh, võib-olla sa küll nimetasid seda sisestust, aga nad said juba nagu rollidesse, mis olid mingisuguse mõjuga rollid. Ja tänapäeval teevad ka tudengid tööd, aga nad on reeglina teenindussektoris. Noh, nagu lihtsalt tööd nagu välismaalgi, et mis jällegi ma ütlen, et on ka väga hea, on ju. Aga põhimõtteliselt, et sa ei saa võib-olla nii palju seda sisendit ja versus mis meil oli see ajastu, eks ole, lihtsalt sattus niimoodi. Jaa, ei selles mõttes, et mul ikka mingil hetkel tulid üsna vastutustundlikud ülesanded ka, et noh, kõike ma teinud kogu aeg muidugi üksi, meil oli seal ka teisi, on ju, et just seda, kui ma mõtlen seda reisijate veonduse poolt, et noh, näiteks need samad laevagraafikud on ja milline laev, millise kai äärde. No, pead seal jälgima, et kas sügavus on, kas kokku ei sõida, kuhu, millise terminali, kas tol ajal olid ju piirikontroll meil on ja et ühtepidi, teistpidi, kas on piisav aeg, et piirivalve jõuab kõike saabujad reisijad ära kontrollida, enne kui väljuvad reisijad lähevad. Et noh, sellised nüansse oli väga palju, mis mulle tegelikult meeldis, sest kuna ma tõesti olen rohkem selline reaalaine, tol hetkel eriti on ja nüüd elu on pannud mind rohkem teist ajupoolkera kasutama, aga et mulle väga meeldis selline logistika, paikapanek ja noh, ütleme noore tüdrukuna ei olnud see ka alati lihtne, sest meil ka seal laevaliikluses olid ju vanad meremehed, merekarud, need, kes enam merel ei olnud, need tulid siis noh, ütleme eelpensionile või kontoritööle ja noh, tõsiselt võtta ilma merendushariduseta tütarlast, aga ma suutsin ikka seal tõestada ennast ja ka tulla mõne ettepanekuga välja, et noh, kas või siin mõtelda sellist asja, et me pidime alati, et kui laev tuleb või läheb, et peab vähemalt pool tundi vahet olema, aga siis mingi moment ja neid laeva liigutamisel oli palju, sest mitte ei ole nii nagu praegu, et meil on praktiliselt igal laeval oma kai, et siis oli kaisi vähem ja laevu rohkem, et pidid aega, et laevad reidile minema. Nagu lennunduses natuke, oleneb nende väravate arvust. Ja tol hetkel eriti. Ja siis ma lihtsalt mingi hetk ütlesin, aga miks me niimoodi kogu aeg teeme, et kui me lähevad ühes suunas laevad välja, üks läheb välja ja teine läheb välja, et noh, me ei pea pool tundi vahet hoidma, et me võime 15 minutit hoida, noh, eriti kui läksid natuke ühest või teisest sadama äärest. Et siis, et siis selliseid muudatusi sai sisse viia, mida sa nagu kõrvalt vaatajana võib-olla tulid ja ütlesid, et noh, ei ole, miks see nii, jah. Mis see suke suurem tükk järgmisena ametikohana seal sees oli? No siis see sama tegelikult ikkagi see reisijate äri, aga mis ma hakkasin ise, et mis mulle ka siis Tallinna Sadam on niimoodi võimaldanud, et kui ma näen midagi, mida üles ehitada, et ühe oli see näiteks see kruiisiäri on ju, et kui sinna maani tegelikult sadamal ei olnud nagu teadmist, kes need kruiisifirmad on, mis on need erimäärad, nii, kuna need vahendavad sadamale laevaagentuurid, laevaagendid, siis mul oli isegi oma järgmise ülemusega siis reisisadama juhiga väike vaidlus, et kes siis see meie klient on ju. Et kas see on see traditsiooniline mõte või see on see, kes raha toob, on ju, et see on klient. See agent nagu. Ja nagu see agent on ju, aga mina ütlen, et tema ei ole ju, tema ei tee neid otsuseid, tema on nagu vahendaja, et otsuseid teeb tegelikult kruiisifirma, et kas tulla või mitte tulla. Ja siis ma sellest tegin sellised endale ja sadamale ka analüüs, et kes need on firmad, millised firmad meil käivad, siis juba hakkas see suhtlemine ka teiste sadamatega, on ju, et just vaadata, et kuhu ja mida. Ja siis muutusid ka, Peeter Palu asemel tuli juba uued inimesed, on ju, tuli näiteks turundusse, tuli Erik Sakov, hakkasime olema, tema tõi omalt poolt selle samuti nägemuse. See on hea, et sa teda mainid, tegelikult tema peaks ka tulema siia rääkima, ta on tohutu kogemusega. Ja ta on väga hea ja tema on, mina ja tema oleme muidugi täiesti erinevad tüüpi inimesed, aga meile sobis väga hästi see koostöö, pluss siis meie reisijate osakonna juhatajaga, et siis Sadam hakkas käima nagu aktiivselt ka kruiisimessidel väljaspool Eestit, on ju.
noh, mis minu jaoks oli isiklikult ja minu sõbrad ümberringi ka, vau, sa pead vist olema väga tähtis inimene sadamas, et sind saadetakse Miami beach'ile, kruiisimessile. Ja need tõesti oli, ma olin endal ka, et mul oli, noh, kuni lõpuni välja selle sinna jõudmiseni ja ma ei suutnud nagu uskuda, et see on tõesti võimalik, et mina on ja lähen kuhugi kruiisimessile. Aga noh, võib-olla teiste jaoks on ka nagu, noh, huvitav kuulata, et kuidas siis Sadam üldse ei teadnud, et siuke äri võiks olla ja noh, et sellist asju eksisteerinud. Tuletan kõikidele meelde, et me tuleme Nõukogude Liidust. No Nõukogude Liidust, et noh, kruiisilaevad käisid juba Nõukogude Liidu ajal ka, aga noh, nad nagu tulid ja Sadamal ju tol ajal läks ju üldiselt noh, väga hästi on ja oli seda Vene kaupa, oli kõik kaupa, et ega sa nagu väga ei pidanud mõtlema selle peale, kuidas juurde meelitada, see tuli nagu ise. Ja noh, mõnes mõttes ka need kruiisid tulid ise niivõrd kuivõrd, aga noh, kui me selle analüüsi ära tegime, et noh, need Stockholmis käib rohkem, Peterburis käivad rohkem, et kõik firmad ei käi millegi pärast Tallinnas. Ja siis see meie missioon oligi nendel messidel, et nii, mina tegin selle töö ära ja Eerikule vihjasin, et selle inimesega me peame nüüd rääkima. Eerik oli nagu väga hea selline sissetõmbaja, jutu lahti või sellise noh, nagu small talki ja Eesti promo ja noh, super inimene ja mina siis jälle seda Sadama äri sealt kõrvalt et mõnes mõttes ehitasite Eesti brändi ka ju seal kõrvalt. No, jah, täpselt jah, et selline laiem Eesti tutvustamine ja meil siis Eeriku osakonnas oli ka veel väga hea, kes meil oli siis veebidisainer, tema oli ka hästi hea suhtleja ja me ise kujundasime kõik boksid, üritasime seal selliseid ägedaid asju teha, et me paissime väga silma. Mis sa sellest ajast kaasa võtad enda jaoks, et mis see kõige suurem õppetund sinu jaoks oli seal, mida hea jagada? No ma arvan, et just selline aktiivsus, loovus ja ikkagi, et sa suudad nagu selle taustatöö teha ja seda noh, kuidagi nagu orgaaniliselt või nagu loomulikult viia selle kliendile, et mitte nagu oma selle tüüpilise elevator pitchiga ja kõnega, vaid sa tekitad selle mõnusa suhte selle kliendiga ja siis läbi kuidagi selliste väikeste nüanssideni viid selle oma sõnumi ja samas uurid ka temalt. Ma eeldan, et te pidite ikkagi süsteemis palju muutusi tegema või ei olnud see nii, et sellist segmenti hakata ka teenindama? Ja kas seda oli lihtne nagu organisatsioonis läbi viia? Ei olnud, sellepärast, et me kruiisilaevu võtsime vastu Kaubasadama kaidel ja seal olid näiteks söehunnikud ja vana metall ja siis, et noh, sa pidid nagu mõtlema sellele, et sellest on vähe, et me seda müügitööd teeme, see teenus peab olema ka ikkagi väga hea ja kui sul ikkagi tulevad need kaebused, et kruiisireisijad oma valgeste tennistega mööda punast vaipa laeva punast vaipa ja see kõik on tahmane ja söene on ja et siis algus oli nagu huvitav siis. Algus oli nagu huvitav ja siis ma tõesti ise olin seal kaide peal ka ja see mitte ainult see, vaid meil olid ju ka raudteerööpad maas ja kraanarööpad ja siis nad kukkusid seal ja et me pidime kogu aeg seda mõtlema, et noh, kõik see läbirääkimise selle kaubaterminaliga, et nad koristaks ära selle ala, kuhu tuleb kruiisilaev, et me siis meie inimesed ehitasid ülekäigusildasid ja siis viitasime, kust minek, et ei satuks kuskile kaugu aga vaata, see, mis sa nagu räägid, see on nagu huvitav selles mõttes, et ideena tundub nagu lihtne asi, et no mis seal siis on, meelitame uusi neid, aga tegelikult see nagu võiks siis öelda, see back office või see, mis peaks nagu juhtuma selleks, et see asi juhtub, on tegelikult tohutu nagu organisatsiooni pingutus. Ja mina väga usun, et teenuse ja noh, toote kvaliteet, et kui sa midagi tahad väga hästi turundada ja müüa, siis tegelikult kõigepealt sa pead enda kodu korda tegema ja oma selle toote kvaliteedi tagama. Et see on üsna oluline. Sisekommunikatsiooni tähtsus on ju, et sa pidid ka nagu kõikidele tegema selgeks, miks seda on vaja ja miks nemad peaksid mingisugust osa tegema, et me oleme kogu aeg asju niimoodi teinud. No täpselt ja noh, seal olid ka muud teemad, noh näiteks, et meil ei olnud vaba kai kohta, siis me pidime suunama need laevad ka too hetkel Muuga sadamasse ja Paljassaare sadamasse. Ja siis noh, see just see sisemine veenmine, et mis meil see üks laevakülastus, no jääme sellest rahast ilma, mis seal ikka on ja aga inimesed ei saa võib-olla seda aru, et noh, see sama kruiisifirma tuleb meile 10 või 20 külastusega, kui ta ühe külastusega ei saa tulla,
siis ta võib teha selle otsuse, et ta ei too siis üldse seda laeva siia, sest temal on nagu konkreetne programm paigas, on ju, et kuidas tema müüb seda, mis sihtkohad temal parasjagu on seal plaanis. Ütle mulle, kuidas me inimestena leiame selle niisuguse nagu järelandmatuse, et on vaja mingi idee eest seista, et sa võiks ju mõelda vabalt, et noh, et see on mu töö ja kui nad ei taha, siis ma teen midagi muud, eks ole, noh, mis see vahet on, et miks, noh, see ei ole ju ainukene, noh, et paljud ongi, et me nagu võitleme mingi asja eest kuskil on ju, millest siis paljud küsivad, mis teed seda, et me teeme asju teistmoodi ja miks see nii on, kus sa selle jõu leiad või et miks sa nagu ei leia, et ja mitte sina, no ütleme meeskonnana, kes te tegelikult, et noh, et ikkagi on vaja teha, no miks on vaja teha? No sa ikkagi usud, et sa ajad mingit suuremat asja, mis ei ole oluline ainult sulle, ei ole oluline võib-olla isegi meie mõttes ka mitte ainult Tallinna Sadamale, vaid see on kõik palju suurem mõju on sellel, mis sa teed. Ja eks see paratamatult on, et sellised muudatused või oma mugavustsoonist väljaminek aeg-ajalt ei ole mõnus, on ju. Et mina nagu ikkagi ma nagu alati üritan vaadata seda suuremat pilti, et mitte ainult seda, kuidas mulle lihtsam on ju, et tahaks seista mingi suurema asja eest, et see on see, mis mind Tallinna Sadamas tegelikult on ka hoidnud, et see on selline ikkagi tähendusrikas töö, see ettevõtte Tallinna Sadam, et me ei tee ainult seda, et ma ainult sadamale hästi läheks, vaid meist sõltub väga paljude teiste ettevõtete hea käekäik. Kui see kruiisivärk lõpuks sai tööle, mis edasi tuli sul? See oli ju pikk periood, aga... See oli pikk periood ja mul olid reisilaevaliinid ka. Siis, ma olen vahepeal ka kodus olnud, lapse saanud, 3 last saanud, aga mitte järjest küll täpselt sellise 5-aastase vahega. Ja kui ma teise lapse siis puhkuselt hakkasin tagasi tulema... Puhkus ei ole õige sõna. Nagu liiga palju öeldud. Kasvatuse juurest. Ja, et siis olid jälle struktuuri muudatused sadamas natukene tekkinud ja siis oligi, isegi mul oli väike võimalus valida, et kas ma tahan minna sadamakapteni osakonda, tegelema edasi nende graafikute ja sellise poolega, sadamakapten tahtis mind endale saada, aga siis tekkis turundusosakonnas ka muudatus, siis Eerik Sakor läks ära. Tuli teine turundusosakonna juhataja, kuna ma olin selle turundustegevusega juba tegelenud kruiiside mõttes, siis mulle nagu sobis see oma olemuselt rohkem, et ma sattusin turundusosakonda spetsialistiks. Ja mis sa seal tegid? No see kruiisi pool jäi mulle mõnes mõttes, aga seal tuli juurde ka teiste ärivaldkondade turundamine, pluss siis nagu üritusturundus ja mis sisekommunikatsiooni nagu erinevad, et ega meil sadamas palju ongi nii, et ei ole nii, et üks inimene teeb mingit ühte valdkonda, vaid saab väga palju. Mis sa sellest perioodist kaasa võtsid, enne kui sa ise nagu juhiks said? Ma arvan, et sealt ma sain selle just enda ürituste korraldamise kogemuse, sealt ma sain just sellise laiema turunduse tegevuste, et ka see oma veebiturunduse, kliendisuhted ja avalike suhete osa võib-olla vähem, sest siis meil oli avalike suhete just ka samal ajal ja ikkagi ja selles mõttes nagu huvitav küll, et sellest turundusest osakonnast siis meil tekkis kommertsosakond, mille all ka turundus kuulus ja tekkisid ärisuuna juhid. Ja siis ma tegelikult nagu turundusest suundusin mõnes mõttes tagasi sinna ärisuuna juhiks, kus mul oli siis need reisilaevad ja kus ma juba olin siis nagu tegelesin rohkem strateegiliselt, mitte ainult enda graafikutega hakkas siis tegelema keegi teine, aga siis olidki just need kliendisuhted tulid, laevaliinid, kuidas seda äri kasvatada, siis tekkisid uusi laevaliine tuli juurde, meil tuli lisaks Tallinkile, kellel Viikingul oli meil see Venemaa kruiisid ka, aga Vene laevaliin oli ju vahepeal Peterburi laevaliin, siis mul tulid juurde kaubasadamate ka osad laevaliinid, et oli selline strateegiline just, et eesmärgistamine nagu ärisuuna nagu ärisuuna arendus, jah, et kuidas nagu juurde, sest too hetk juba ju hakkas meil see kaubahäri vähenema ja siis aga mis hetkel siis see juhtus, et sa said või sulle pakuti siis osakonna juhataja ametikohti ja need 2 osakonda üldsegi või ütleme 2 valdkonda ehk
turunduse kommunikatsioon kokku viidi. Ja just see moment see tekkiski, kui otsustati, et turundus ja kommunikatsioon viiakse kokku. Ja mis see põhjus seal taga oli? Tundus loogiline, ajastus, inimeste küsimus? Seal oli inimeste küsimus, ühelt inimesed, kommunikatsioonijuht lahkus ja turundusjuht kommunikatsiooni osa ei tahtnud võtta. Ja ikkagi juba siis järgmine sadamajuht Ain Kaljurand nägi, et turundus ja kommunikatsioon on selline strateegiline valdkond ja siis ta kutsus mu enda juurde, ja ütles, et kas oleksid valmis selle valdkonda enda juhtida võtma ja tulema siis ka osaks juhtkonna liikmeks. Ja siis kas sa pidid mõtlema palju või ei? Ma pidin mõtlema, aga kui ma ka mõtlesin, ega mul ju mingit tegelikult valikut ei ole, et kui ma, tegelikult see ärisuuna juhtimine mulle ka väga meeldis, et seal oli kliendisuhted ja täpselt need võimalused käia, suhelda, töötada nagu äri üles, et turundus ja kommunikatsioon, mul ju kommunikatsiooni kogemust, nii palju, kui ma nende kruiiside osas aeg-ajalt sõna võtsin, aitsin pressiteated ja sisekommunikatsioon, aga hariduslikku tausta ja midagi mul ei olnud niisugust. Ja kirjutada mul ei ole ka väga meeldinud, aga elu on pannud kirjutama. Siis ma natuke mõtlesin, aga kui ma ei ütlen, siis mul ei teki elu selliseid võimalusid üldse. Ja tegelikult on ikkagi huvitas ka ja mulle meeldib endale väljakutseid esitada. Aga kas see on hea printsiip, et kui võimalus tuleb, siis pigem ei anna sulle võimalusi edasi, et peaks ikkagi jaa ütlema? No minu sisemine tunne alati ütleb seda, et kui sa ütled ei, kuigi ma olen ju ei ka öelnud, et kas või see, et mul on aeg-ajalt ka mõned värbamisfirmad mu poole pöördunud on ja mõtled, aga mõnele nad ütlen kohe ka ei, et ei, ma ei otsi väljakutset uusi. Aga jah, et see kuidagi on selline tunnetuslik, et kui sa ütled ei, et siis sa paned ukse kinni ka järgmistele võimalustele, et pigem võtta vastu ja kui sa näed enda jaoks seal mingit arenemist, väljakutset, ma arvan, et aeg-ajalt peab igaüks ennast panema. No sa võtsid, eks ole, vastu positsiooni, mis hilisemalt oli täis hirmus palju igasuguseid suuri asju. Et ma ei teagi, mis kronoloogilises järjekorras, aga eks ole, skandaal on ju, mis juhtkonnaga oli, ärme anna hinnangut seal, aga et seda tuli ka kuidagi juhtida, eks ole, et sisemiselt kindlasti see mõjutas seda seltskonda, kes seal kõik töötavad ja ka juht ise on olnud kindlasti karismaatiline juht, kes seal oli ja kindlasti toetatud juht ja nii edasi. Et kuidas sa sellesse vaatasid, et kui tekkis selline ootamatu pööre, eks ole, et juhtkond sai süüdistuse, et mis sa tegema pidid hakkama selle? No kõigepealt seal kuidagi oli meil kõigil väga raske uskuda, et see päriselt ongi nii või. Sest kui aus olla, siis kapo oli meil majas käinud varem ka ja oli sama hästi ära läinud, et kui see kapo sinna majja tuli, siis tuli mulle meie õigusosakonna juhataja ütlema seda. Ma mõtlesin, ma ei tea, ma võtsin alguses nii, et okei, käivad siin ja lähevad ära ja siis mulle helistati ministeeriumist kõigepealt ja öeldi, et see on tõsine. No ja siis oli muidugi, jah. Ja selleks hetkeks sul mingit kriisikommunikatsiooniplaani kindlasti ei olnud tehtud, et kui mingid niisugused asjad, sest seda ei arutata läbi, eks ole. Ei osanud arutada, jah. Aga ma võtsin kohe sellise ikkagi seisukoha, et me püüame olla võimalikult avatud ja kättesaadavad, et olla nii meedia jaoks olemas kui oma inimeste jaoks olemas. Muidugi kohe tulid geomeedia päringud, ma isegi, kui keegi helistas, ma ei jõudnud vastu võtta, sest ma rääkisin kellegi teisega või nii, ma helistasin tagasi, et just hoida seda, et juhtida natukene seda positiivset poolt ka, et me oleme ikkagi olemas on ja ka eks püüdsime mõnes mõttes ja ütleme oma inimeste puhul, see oli võib-olla kõige keerulisem isegi, sellepärast, et sinnamaani olid ju inimesed väga uhked olnud oma ettevõtte üle, Tallinna Sadama üle. Ja siis tekkis selline olukord, et keegi ei tahtnudki minna Tallinna Sadama logoga näiteks jopega kuhugi välja, sest vaadati halvasti. Aga
jah, et nagu sa ka ise ütlesid, et tegelikult juht ju oli olnud ju karismaatiline ja mõlemad juhid ja toredad inimesed ja kindlasti eeskujuks meile ja väga paljud, meie ju ei teadnud selliseid asju, et me ei osanud isegi kahtlustada, ja võib-olla mõned oskasid, mõned mitte, raske oli seda kuidagi omaks võtta, et see selline asi on ja just see, et kõik näidati nagu näpuga Tallinna Sadama töötajate peale, nagu igat ühte peeti osaliseks on ju, et samamoodi. Aga ma mõtlen, et sul on nagu hästi nagu keeruline kommunikatsiooni teha, et ühelt küljelt, eks ole, su kolleeg, sa oled temaga igapäevaselt töötanud, just kui pead, sa ei saa teda kaitsma hakata, samas sa ei hakka ju teda ka maha tegema, sul on piiratud informatsioon käes, aga informatsiooni vajadus on palju suurem, eks ole, kõik tahavad midagi saada, et jube keeruline on seda juhtida, seda enam, kui ei ole neid asju nagu läbi töötatud, et mis juhtub ja mis võiks nagu edasi toimida ja nii edasi, et kindlasti suur pinge ka, eks ole, ma mõtlen. No ikka oli küll ja muidugi, et oma töötajatele me tegime ikkagi kohe infopäeva, rääkisime. Nii palju, kui te siis teadsite. Nii palju, kui me teadsime, nii palju õnneks ju määrati meile juhiks ikkagi meie siis finantsjuht, tol hetkel nagu ajutiselt. Toodigi muidugi juurde ka advokaat sadamasse ja kui tuligi see advokaat, siis ju taheti, et teha selline siis kaebeliin või, et kuhu inimesed saavad siis kaevata, kui nad on või nagu on märganud midagi teada anda. See on väga huvitav nagu käik jah, selles mõttes nagu hea selline nagu kõrvalkäik, aga ütle mulle, mis sa sellest, kui sa nüüd nagu vaatad enda nagu tegevusi, mitte ka nagu individuaaltegevusi, aga et kommunikatsiooni mõistes selles olukorras, mida sa nagu täna annaksid endale nõu ja ütleks teistele, näed, et need läksid hästi, need tegevused olid hästi, neid oleks pidanud teistmoodi tegema, et see oli nagu siuke suur case, kõik seda nagu nägid, loodetavasti paljud ei pea seda läbi elama, aga siiski. No ma arvan, et hästi läks see, et ma arvan, et see oli õige otsus, et me olime olemas ajakirjanikele. Ja me andsime nii palju infot, kui meil oli, et ega me rohkem ei osanud öelda, nii palju, kui me teadsime, et jah, see asi toimus. Ma küsin vahel, et kas teil oli suhtekorraldusagentuur ka kõrval? Oli. Et te tegite nendega hästi siis aktiivselt ka koostööd? Rääkisime nendega ka läbi ja Hamburg ja partnerid oli meil siis, arutasime, mida ja kuidas teha, kellele millist anda. Aga ikkagi rohkem oli mina see ja tegelikult võibolla küll, et ma olin nagu suhteliselt üksi nagu kommunikatsiooni. Kaua sa olid sellel hetkel juba olnud seal kommunikatsiooni eest vastutav? Kuskil 3 aastat. No siuke hea tegelikult. Natuke juba kogemust oli, et ma olin oma esimesed vitsad kätte saanud, on ju. Millest vitsad? No näiteks see, et tõesti, mida ma too hetke, et kui telefoni teel ajakirjanik sulle keerulise küsimuse esitab, on ju, et sa vastad, on ju, ja siis sa vaatad, et ta on hoopis midagi teistmoodi seal kirja pannud, on ju, mis pole üldse see päris nii, ja kui ma ei tea päris täpselt seda infot, et siis ma olen alati ka oma kolleegidele või kellegile soovitanud, et kui sa tunned, et see on ebamugav, siis väga lihtne on öelda tegelikult ajakirjanikule, et palun saatke mulle kirjalikult. Kuule, aga Hõbemägi ise, kes käis meil saates ajakirjandust rääkimus, Postimehe peatoimetaja ütles ju, et tema on lähtunud kogu aeg sellest, et tegelikult ikkagi vastab kirjalikult, on ju, et see on paratamatus, aga tulles tagasi siia sellesse kriisisituatsiooni, seal sa ei saa kõiki asju öelda, saatke meilidele, et seal on see aeg nagu printsiip, eks ole. Siis ma ikkagi püüdsin olla ka, aga kuna mul olid ikkagi need sõnumid juba enda peas olemas, on ju, läbi mõeldud, mitte kohe on ju, kui kohe need tulid, siis oli natukene šokk, on ju. Aga siis juba, kui juba natukene settis, on ju, ütleme päeva peale. Aga veel kord, et see oli nagu positiivne, et te olite avatud, eks ole, te olite olemas, kas on midagi, mida sa nagu veel mõtled, mis sai nagu hästi tehtud ja mis võib-olla oleks võinud teistmoodi veel teha? Et väga hea on, kui sul on olemas mõni selline ihuajakirjanik, on ju. Tol hetkel meil oli see merendusteemadel kirjutas Küllike Rooväljesti ja meil oli taga nagu hea suhe ja see nagu PR inimesena või kommunikatsiooni inimesena pead natukene manööverdama seal oma ettevõtte ja meedia vahel on ju olema, et ühel on huvitav ja samas jälle sa seisad oma ettevõtte sõnumite eest, et siis Küllike Rooväljale me andsime natukene rohkem, on ju, tema sai tulla teha ka kaugelt pildi, on ju, kuidas viidi ära meie juhatuse liikmed, et nagu sellised, et natukene sa pead, jah.
no, aga see on ka, eks ole, et noh, et loogiline on, et eks ole, et keegi, kes nagu rohkem mingit valdkonda katab, on ju, ta on rohkem ka võib-olla kodus nende üldiste konteksti ja teemadega, et ta nagu saab aru, mis on mis ja mis ei ole, et siis on ka nagu lihtsam vist rääkida, et sa pead iga kord nagu rääkima, et näete, me siin teeme neid asju ja nii edasi, nii edasi. Ja kedagi, et noh, mis ma praegu natuke võib-olla puudust tunnen, et ei ole meil merendusvaldkonna ajakirjanikke, et just kirjutaval poolel on, et on küll Vallo Kelmsar, kes teeb Meretundi ja raadiouudiseid, aga et noh, nagu turundus või kommunikatsiooni inimesena soovitada, et noh, väga hea, kui sa suudad nagu kodustada ära mõned ajakirjanikud just täpselt, kes teavad su valdkonda, keda sa saad ka usaldada, kellel saad ka mõnikord sellist offshore record infot anda ja sa tead, et ta ei kuritarvita seda. Et see on küll selline õppetund on ju, nii noh, ütleme varasemast juba ja ka sellest, et aga nüüd kõrvalt, eks ole, et see protsess ju kestis aastaid ja aastaid, et ta jäi nagu kummitama. Kuidas sa sellega nagu igapäevaelus nagu hakkama said, et te nagu kõrvaldasite enda jaoks selle teema ära või see elas oma elu või juhtisite seda ikkagi teemat? Me üritasime juhtida ja me muidugi noh, võtsime kohe selle seisukoha, et me teame, et see skandaal on ja see on väga pikalt ja see väga pikalt mõjutab meid. Et me ju olime ka Kantar Emori suurettevõtete maineuuringu järgi sinnamaani olnud alati top 10 parimatel aastatel 5-6, siis me äkki olime langenud sinna taha otsa ja siis see oli meil ikkagi eesmärk, et kuidas me saame siis ennast sealt ettepoole ja mitte ainult nagu avalikkuse ees, vaid tegelikult ka me vaatasime kõiki oma sidusgruppe, me vaatasime, et noh, klientide osas, kuidas seda usaldust hoida ja taastada, töötajad, muud organisatsioonid, kus me liikmed olime, et me püüdsime seda suhet siis noh, ka sellest lähtuvalt. Aga vaata, see on nagu huvitav asi, kuidas ikkagi nagu mõne inimesega seotud tegevus, eriti kui nad on nagu juhid, eks ole, mõjutavad kogu organisatsiooni, sest organisatsioon on meeletult suur, eks ole. Ja et just ka nagu lõpptarbijate seisukoha pealt see paneb sellise nagu matsu, eks ole, et noh, et nad kohe tunnetavad mingisugust, et noh, ma ei usalda seda, kuigi see on kogu aeg nii, see ettevõte on olnud ennem seda ja on ka pärast seda, aga et noh, tegelikult ikkagi juhid omavad nii suurt jalajälge mõju. Mainekujunduses ja no siis õnneks meil ju tuli uus juht, Valdo Kalm, kes oli hästi karismaatiline ja hea renomeega, see aitas. Ja noh, mis me tegime täitsa oma töötubasi, kuhu me kaasasime ka siis oma kommunikatsioonibüroo, oma mõned nõukogu liikmed, klientide PR-inimesed, arutasime koos, tegime oma töötajatega töötubasi, et mida me kõike saame siis teha, et, no, et mis teemadel silma paista on ja ma mõtlen, et midagi sa pidid ikkagi kogu protsessis hästi tegema, et uus juht ei tahtnud välja vahetada. Noh, ütleme, et niisugune võtmepositsioon on natuke selle skandaaliga kaasas sellel ajal, et noh, et äkki võtaks mingit uut nagu verd juurde. Ja see hirm mul oli. Aga me saime kohe väga hea kontakti, mõtlesime koos, et uus juht tuli uue visiooniga, koos aitasime seda visiooni välja töötada, et rõhuda nagu uuendusmeelsusele, tuua uusi teemasi, et see jääks kuhugi taha plaanile. No, aga noh, täpselt, et me leppisime sellega, et see käib meiega kaasas, et midagi teha ei ole. Mingi, ja noh, tegelikult ta ju käib mõnes mõttes siiamaani. Me tahtsime küll ära eraldada, et tegelikult Tallinna Sadam on ka kannataja selles loos. Et meie ju jäime osadest tuludest ilma, meie saime selle negatiivse mainekujundusliku matsu, et me oleme kannatajad, nagu on ka riik või teised. Noh, seda me võib-olla nii hästi ei ole suutnud avalikkuseni. No seal on, ma arvan, see küsimus, et suured korporatsioonid, ta nagu ka on ikkagi nagu suur, et need on alati sellised, no, et mis mõttes sa kannataja saad olla, sa oled ju nii suur, nii oled sa liikas võite, et see on raskem. Mis hetkel see parvlaeva teema tuli, kas see oli ennem või pärast kogu seda protsessi? See tuli, noh, ta ju hakkas natuke ennem, sest see oli ju üks põhjus, kus see välja tuli. Et noh, et see paralleelselt veel üks suur asi, mis jälle puudutas paljusid inimesi ja ükspuha, kuidas seda vaatad, igal juhul kõik on pahad seal, on ju, sellepärast. Ja siis hakkas see uute parvlaevad ehitamine, on ju, venimine, see oli ka ikkagi keeruline kommunikatsioon. Laeva ehitajad kogu aeg meile raiusid, ja me oleme graafikus, kõik toimib, on ju. Aga teiselt poolt siis, noh, ka meie inimesed, kes seal koha peal olid,
et ei tea, kas ikka toimib, on ju, meedia kogu aeg küsis ja meedias täpselt see, et kuna ikkagi eelmine operaator ei läinud ju sõbralikult ära ja eks temal oli ka minu teada isegi lausa 2 kommunikatsioonifirmat, kes aitasid temal siis tema sõnumit viia, seal oli väga palju sellist lausa ma ütleks, et nagu valeinfo ümberlükkamist, et tuli ju väljaütlemisi ka poliitikute poolt, et laevu üldse ei ehitata, on ja, et ja nüüd või laevadele pannakse mingid vanade laevade mootorid peale, et see nagu selliseid nagu absurdseid sõnumeid oli seal juures päris palju. Aga mul jällegi vedas, et nii Valdo Kalm, kes oli hea rääkida ja tuli Kaido Padar, on ju, kes samamoodi, kes meediat armastab ja kes ise on suure meediakogemusega, et me saime seal ka seda protsessi, sest me olime ka olemas ajakirjanike jaoks, kuigi ajakirjanikud ei olnud väga sõbralikud alati, aga mis me ka tegime, et mingi hetk me lihtsalt otsustasime, nüüd me võtame need ajakirjanikud ja viime sinna laevatehastesse, näitame, et päriselt seda laeva ehitatakse ja päriselt inimesed teevad tööd. Aga jah, et sellega me tõesti ei... Ja mis me veel tegime, me käisime ju ka täiesti kõik need Riigikogus parteide fraktsioonid läbi, käisime, andsime aru neile, kaugel me oleme, mis on. Muidugi me seal raiusime, et laevad saavad valmis, päriselt ikkagi ei saanud, on ju. Ja tõesti ma mäletan väga eredalt seda päeva, kui meile see üle tuli, siis 1. oktoober 2016, et me istusime veel kontoris kuskil kella 6 ajal siis. Ja ega me ei teadnud see hetk ka 100% kindlalt, kas me saame selle Leedo laeva, mis oli teel laevatehasest, et kas me ikkagi saame, kas me saame järgmisest päevast hakata sellega teenust pakkuma või mitte, see oli selline kõhe moment, et mis me siis teeme, on ju. Meil on muidugi sõnumeid. Kas on 9 aastat tagasi siis või? Tundub palju rohkem ju. 2016. Ütleme, see protsess hakkas varem, et see hetk, kui see, ja siis see moment, kui me tõesti läksime sinna nendesse sadamatesse, et siis oli ju hästi tormine ilm ja öösel, kui me pidime üle võtma kell 12, siis laevad käisid vaba graafikus, järjekord oli pikk, mina läksin Virtsu sadamasse, seal oli kohal ka nii meedia, ministeeriumi inimesed ja siis Leedo inimesed lihtsalt mingi hetk tõstsid käed püsti kell 12, natuke hiljem vist, me nüüd enam ei tee, on ju. Aga ja meie töö tegelikult pidi algama hommikust, meil olid kõik asjad hommikust, sest keegi arvestanud sellega, et öösel veel laev peab käima, laev oli nõus käima ja mis me siis tegime, et ka tol hetkel näiteks need samad ajakirjanikud tulid meile ka appi, me pidime seal inimesi lugema, et vastata nende nõued, palju peale läheb, palju autosi läheb, kõik olid nagu selle ühe asja eest väljas, et see oli nii tore lõppkokkuvõttes. Meil oli oma kommid kaasas inimestele, jagasime komme, Kaido Padar käis komme jagamas, rahustamas, et saate üle, on ju, et me ei saada teid minema, et me lihtsalt. Vaata, huvitav kogemus selles mõttes, et sellised nagu pingal olukord, eks ole, sellel hetkel olid juba nagu plahvatanud need muud skandaalid ka, eks ole, ja siis selline gigantide heitlus, eks ole, olemasolev, seal omad PR-id, et sellest nagu kõigest nagu välja tulla. Kas sa kordagi ei mõeld sellel hetkel, et võib-olla on liiga palju? Ei, mõnes mõttes põnev ja mõnes mõttes nagu käivitavad sellised asjad ja see ongi nagu põnev, et võib-olla see tõesti, et mul olid juba see skandaal ja kõik ja tuli niimoodi järjest neid, et ma ei saanudki rongilt maha peaaegu seda võtta, et ei, ega sellega ju hakkas see pihta opereerimine, sellega ju lõppen, sest uued laevad ei olnud ju veel ju tulnud, on ju, et mingi hetk praktiliselt iga päev või nädal või kui see Leiger siis lõpuks hakkas tulema, siis ma arvan, et ta oli vist Eesti kõige loetum teema tol aastal, kui ajakirjandusväljaanded andsid siis ülevaadet, et mis teemad on kõige loetumad, oligi see Leiger, see tundus nagu tagantjärgi mõeldes üsna naljakas, et see oli nagu kogu Eesti rahva teema kõigil, et kas see Leiger tuleb või tule ja millal ta tuleb, on ju. Kas sa sellest protsessist, kui sa ütled nagu, mis sa kaasa oled võtnud, et me rääkisime sellest teisest avatusest nii edasi, kas seal oli mingi veel asi, et kui me siin mõtleme õppetundidele, mis teised on, et huvitav asi, mis on ära tehtud, et just erialaliselt mõttes?
Sellest ma arvan, et ma võtan seda kaasa, et natuke nagu ette mõelda, mis võib tulla ja neid sõnumeid valmistada, inimesi mõnes mõttes koolitada siis, kes on sul seal kas siis eesliinil või kes peavad vastama, on ja, et ma arvan, ma ise näiteks ka Kaido Padarilt väga palju õppisin tänu sellele, et tema oli just ka selline, et kellega nagu rääkida, kellega teha, et seesama, et me käisime seal parteide juures, et et just, et neid kriitikuid mitte karta, vaid kutsudagi nemad või minna nende kriitikute juurde. Juba nagu eelnevalt, eks ole, valmistada ette oma nagu. Et kui sa näed, et kuskil on see selline ohukoht või et püüda nagu mõjutada siis neid, kes võivad sinusse negatiivselt suhtuda, et informeerida, jagada neile infot. See on natukene, eks ole, nagu, millele see kriisikommunikatsioon üles on ehitatud, on riskijuhtimisele, eks ole, et sa nagu kaardistad ära, mis need potentsiaalsed riskid on ja siis proovid nendega nagu tegeleda, eks ole, et need nagu ei realiseeruks niimoodi. Jah, teed nagu peas oma selle kerge sükse SWOT-i või nii, et kus ja mis. Et see oleks üks nagu asi, mis on hea nagu õppetund, et seda tuleks kindlasti teha, et siis sellega oma elu tehakse kergemaks, eks ole. Just, et just läbi mõelda, et kus võib tulla see, et miks sul see projekt. Aga tuli sul peale selle üllatuse, et see parvlaeva opereerimine anti siis sellel kellaajal üle nagu ja pidi hakkama. Kas seal mingid muid suuremaid üllatusi tuli ka veel või? Mis te mõtlesite, et üldse polnud nagu mõeldki, et mis... Enam väga ei mäleta, aga oli kindlasti oli, et mis ma mäletan selles perioodis, et tüüpiliselt reede õhtul kell 4 tulid mingid sellised kriitilised päringud. Aga see on ju kodus ka, et tavaliselt millal lähevad mingid asjad katti, see on reede õhtu kell 4 või 5. See oli nagu mingi aamen kirikus, et mõtlesid, et äkki see nädal. Ja siis oli muidugi ikkagi neid täpselt see ilmateemad ja tuuled, ma ei tea, madal veeseis, kõik sellised asjad. Ma küsin ühe nagu, võib-olla nagu isegi küsimuse kõrvale, et vaata, me lähme tavaliselt nagu oma perest nagu juba kiiresti üle, et siis olid lastega kodus nii edasi, et kui on siis sellised nagu hästi intensiivsed tööd on ju, ja töökohad on ju, et ikkagi nagu lapsed tahavad ju ka tähelepanu ja kodus tahab nagu olla, et kuidas nagu sa saad hakkama sellise olukorraga, et ütled siis, nüüd ma ei tegele teiega on ju, et ise vaatate oma eluga, kuidas hakkama saate või? Või see on nagu superpowerid, et peadki lihtsalt. Ei, ma kindlasti tagantjärgi praegu nagu mõtlen, et lapsed olid väiksemad, et ma oleks võinud rohkem nendega tegeleda, tänu sellest, et tõesti see töö on võtnud aega, aga mõnes mõttes ma vaatan jälle positiivselt, et nad on nii hästi iseseisvaks mulle kasvanud, saavad hakkama ja samas ma olen ikkagi nagu olemas olnud, et kui on vaja olnud, aga jah, et mõned asjad küll ma nagu mõtlen praegu tagantjärgi, et võib-olla oleks pidanud... see on vist paratamatus, eks ole, nende kohtade juures, eks ole. Jah, eks see kommunikatsiooni ja inimese koht on nii, et kuigi ma nüüd ma tunnen, et võib-olla see on ka selline periood, et meil ei ole nagu ühtegi sellist skandaali või mingid sellist hästi teravat teemat, mis erutaks on ju kogu Eesti ühiskonda või mingit teatud gruppi ühiskonnast, et või on see juba selline laiem, et ikkagi inimesed seda oma isiklikku aega väärtustavad rohkem ja võib-olla ka ajakirjanikud on ju, et väga tihti ei juhtu nüüd enam nii, et õhtul hilja või nädalavahetusel, et mul on nüüd ka tiimis inimene, kes tegeleb rohkem teeslaevade teemadega, et seal võib-olla on neid, et kus midagi tulemata jäi. Aga seal on ka asjad paremini paika loksunud, laevad on kindlamad, ilm on ka meil, et see talv on pehmet, ei ole probleeme eriti tuulega ja ei ole jääga, et mis on mõjutanud võib-olla seda laevaliiklust, et kus pead olema ja infot jagama, et ikka on selliseid, tuleb aeg-ajalt ette, aga kuidagi nagu võib-olla rahulikum on või? Üks suur asi oli börsile tulek, on ju, jah? See oli jah. Aga räägi seda protsessi ka, see on hoopis teine asi, sa pead kuidagi tegema avalikkusele selgeks, et nüüd võid tulla omanikuks ja see on hea asi. Ja see oli mulle ka turunduse mõttes päris huvitav väljakutse, sest siis me tõesti pidime tegema ju kampaania nagu lõpptarbijale. Et mida Tallinna Sadama turunduses me oleme, meil on ju see B2B turundus, kus me oleme olnud. Et kampaania pool pluss see kommunikatsiooni pool ja ta oli täpselt väljakutse sellepärast, et enne seda ju 10+ aastat ei olnud riigiettevõtted tulnud börsile. Selline finantskirjaoskus oli üsna madal Eestis, sest
võib-olla 10 aastat või rohkem tagasi enne seda siis olid inimesed, aktsionärid, olid oma aktsiad, aga nad olid saanud oma õppetunnid, küll olid seal need Hansapanga aktsiad ja mis see kõik olid ju, Telia aktsiad, Eesti tele, olid kord üleval, kord alla, nii et oli selline kartus, inimesed ei olnud enam harjunud endale tegema et kuidas ma üldse neid aktsiaid saan soetada ja mis ma tegema pean. Et me alustasime tõesti sellest siis, et samamoodi meil oli see ka meie kommunikatsioonibüroo abis, et me alustasime sellest, et kuidas seda teadlikkust üldse finantskirjaoskust suurendada. Seal oli meil ka muidugi pangad, on ju, meie nõustajad ja see oli selline uus teema. Valdo Kalmul küll see kogemus oli omal ajal, aga sellest tõesti oli palju möödas, et oli arenenud. Ja siis ka ikkagi mis me tegime, et mõtlesime väga palju erinevaid asju, et mida me saame avalikult teha, mida mitte. Ja näiteks me initsieerisime ka seminaare, kus meie on üldse Tallinna Sadama nimi läbi ei käinud, seda tegid pangad, seda tegid ka niisugused õppejõud, on ju, mida meie küll finantseerisime, aga keegi seda läbi ei teadnud ja miks ka ei tohtinud, sest see oli küll huvitav teema, et kõik ju nagu teadsid, et Tallinna Sadam läheb börsile, aga siis kui see konkreetselt läks, siis meie nõustajad ja kõik, et me ei tohi sellest enam rääkida. Et kui sul ajakirjanik ka küsib, et lähete börsile, siis nagu ei tohi rääkida, sest sealt tekib see oht. Eelisinfo. Eelisinfo. Avalikult ka ei tohi rääkida, et mis oli nagu huvitav meile, ja see, et kuidas sa siis paned need poliitikud suud kinni. Et kui on nagu, seal on see, et võib-olla räägitakse, eks ole varem, et jah, et on mõeldud, et võib-olla minnakse, aga sellel hetkel, kui see otsus on tehtud, et sa tead, millal lähed, siis sa peaks nagu justkui jääma üldse vakka sellel teemal, eks ole. Tegema vaikselt oma taustatööd ja siis tulema oma kampaaniaga välja, on ju. Et siis meil oli täpselt see, et tegime konkursi, et leida siis loovbüroo, on ju. Me ei tohtinud öelda, mille peale me teeme konkursi. See oli oma et kuidas siis valida loovlahendus. Siis oligi 2-osaline konkurss meil, et kõigepealt siis, kes soovib meile teha kampaaniat ja siis me sõlmisime nendega muidugi konfidentsiaalsuslepingud. Kes selle kampaania autoris lõpuks oli? Kontuur. Kontuur. Ja Kontuur. Ja PR poole pealt oli? Hamburg ja partnerid. Hamburg ja partnerid oli meie pikaajaline koostööpartner, aga ka selline mõte läheb juba laiali, aga mõtlen, kui võtta kommunikatsiooni pool on ju, et tõesti seal oli see, et kuidas hoida seda, siis töötada välja neid sõnumeid, kas või seda reklaamkampaaniaks või üldse, et mis me tegime, me ka mõjuisikuid on ju, kaardistasime, kes võiksid rääkida hoopis sellest, panime palusime neil rääkida, sõna võtta on ja samal ajal me pidime tegema seda, et nagu Tallinna Sadamat tutvustama, aga niimoodi, et sealt ei tohtinud läbi kõlada, et me nüüd börsile läheme, siis need börsiajakirjanikud nendega on ja kes parasjagu tol hetkel olid, et neid intervjuusid ja neid nagu initseerima, tegema nii sisuturundust, tasulist, tasuta seda ja reklaamikampaania poolt samamoodi on ju, et töötada see välja ja siis näiteks kas või see, et kuidas see siis lõpuks nagu lansseerida, et kui me neid pindasi erinevaid ju büroo broneeris, nad ei tohtinud öelda kellele ja mis, siis see tekitas sellist elevust, et keegi arvas, et see on Circle K kampaania ja siis ma mäletan Este või keegi võttis siis ka samal ajal neid pindasid, vaas, et keegi tuleb nii suure kampaaniaga välja, et tekitas nagu elevust reklaamiringkondades. Ja just, et seda siis hoida ja pluss, mis tegi keeruliseks, oli just see nõustajate poole, meil oli nii palju nõustajaid, ja nii palju arvajad, et näiteks ühte pressiteadet me pärast tagantjärgi naersime, et 9 inimest on ja igaüks seal parandab. See on nagu sõnastuse küsimus, eks ole, mis nagu võib kaasa tuua, mis potentsiaalse probleemi, eks ole. Täpselt, et meie võib-olla vaatame kommunikatsiooni inimestena nii on ja siis tulevad need õigusnõustajad, kes igat sõna sul täpselt nii, siis see läheb see tekst nii keeruliseks, et leida see tasakaal, et sul on öeldud need, mis sa võid öelda ja samas nii, et inimene saab aru, mitte nii, et on hästi õiguslikult õiges keeles, et need olid suured väljakutsed ja pluss tõesti selle kampaania puhul ka, et inimestel on ju nii palju arvamusi, kellele mis meeldib
kes ütleb, ei, sellist asja me ei tohi öelda, seda see on tulevikku suunatud, see me ei tohi tulevikku suunatud need öelda, et noh, põnev kogemus oli. Kas oli midagi, mis sa oleks tagantjärgi mõelnud, oleks pidanud natukene teistmoodi tegema kogu no usaldama rohkem ikkagi ennast ja nagu ettevõtte esindajad, et me liiga palju mõnes asjas usaldasime nõustajaid, sest ta tegi natuke kallimaks mingid asjad. Kas sa mõtlesid, et just see, et kuna te ei olnud midagi sellist teinud, et siis nagu just kui sa mõtled, et ju nad teavad, aga tegelikult oleks pidanud ikkagi nagu parema pildi mõistes? No eriti alguses, siis mingi hetk me siis ikkagi ise keskis ütlesime, et ei, teeme nii, nagu meie tahame. Ja noh, oligi, et kui sa lähed oma IPO-ga välja, et sa pead sellise ametliku teatante tegema, siis meie sinna kõrvale ütlesime, et ei, me teeme ikkagi rahvale mõistetava pressiteate ka, siis need IPO nõustad, ei, te ei tohi teha sellist asja, et peate, me teeme, ongi nii, või siis selliseid, ikka see ju vaikselt ju turul oli kuulda, et me ikkagi lähme börsile, siis näiteks tuli meil üks investeerimisklubi, et tahab tulla sadamaga tutvuma, et rääkige sellest ka, me sellest ei saa rääkida, aga te võite tulla küll, siis olid meie IPO nõustajad tagajalgadele, et appikene, et ei tohi nad tulla, et meil IPO jääb ära, sellepärast rahu. Aga see on nüüd huvitav olukord, mina olen ka töötanud ettevõttes, mis on börsil olnud, et Kalev oli börsil omal ajal, meil oli küll ka väga värvikas juht, mis väga ei taht kuulata paljudest nendest aga tõesti see on see viis, mida sa võid, isegi kui sa börsil oled juba, mida sa võid ja mida sa ei või rääkida, ongi problemaatiline selles mõttes, et kuidas olla avatud nii, et mitte olla nagu nii avatud, et see tekitab probleemi selles, et kuule nüüd sa andsid mingi infojupi, mis on olulise tähtsusega tuleviku osas, et ma mäletan, olen olnud mingid Äripäeva, ma ei tea, mingi seminaril esinenud, kus mina olin börsiettevõttest, ma mõtlesin, kas just oli Katri Kõvask või keegi teine oli ka teisest ja siis olid veel mingisugused omakorda järelevalvajad seal saalis, et umbes, et kes mis ütleb seal, et siis tekib siuke tunne, et ma ei tea üldse, mida ma võin siin nagu rääkida, et see on niisugune nagu, kuidas sa sellega, nüüd te olete igapäevaselt nagu nii kaua olnud, aga et kuidas sa sellega nagu hakkama saad või et sa oled enda jaoks teinud selgeks, see on nagu ettevaatav, seda ma nagu sellisel kuhul ei võid öelda või kuidas sa sellega hakkama saada? Ja alguses see oli üsna harjumatu, sest väidetakse, et lähete börsile, siis muutute avatumaks. Tegelikult meie puhul ma julgen öelda oli vastupidi, et me olime riigi ettevõte, me pidimegi olema avatud juba enne seda, me rääkisime palju rohkem enne ja siis see hetk tekkis see. Aga ma olen mõelnud, mõnikord ma siis konsulteerin ka meie finantsjuhi või investorsuhete juhiga, aga meil on sellised põhitõed, et me prognoosidest ei räägi, sellistest neid teemasid nagu pead ära tajuma, mis võivad su aktsiahinda mõjutada. No sa mõtled selle peale ka või? No mingites asjades küll, kui on tulevikku suunatud asjadest juttu ja kui me pole rääkinud või teatud otsustest on ja eks ma mõnikord nii mina kui Valdo mõnikord teeme väikseid apsakaid ka aga õnneks midagi suurt nagu juhtunud ei ole, et me ei ole saanud. Aga vaata nüüd on jällegi, ma mõtlen, et tahab vanusele suunata, aga paraku see nii on, et kas et mida vanem oled, seda rohkem mina ikkagi nagu julgen öelda, suudad nagu rohkem kalkuleerida oma peas asju ja mis need erinevad sammud võivad tähendada. Et see võib ka üks põhjus olla, et miks noorem ei saa kohe nagu sellise eriti börsiettevõttes kommunikatsioonijuhti minna. Isegi kui tal oleks mingid kompetentsid olemas, et seal lihtsalt sa ei suuda kõiki asju võib-olla mõelda, et okei, et mida see võib tähendada järgmise asjana ja see võib tuua niisuguse jama kaela tegelikult ettevõttele. Ja ma nõustun suga on küll nii, et ma arvan küll, et siin on nagu vaja mingit väikest sükest rahu et sa oskad ja tõesti näha seda suuremat pilti, et mis see võib tähendada ja olla. Aga ma arvan, et me oleme nagu kuidagi harjunud juba nüüd ära sellega, et ikka vahepeal juhtub võib-olla, aga õnneks ei ole nagu midagi sellist väga tõsist olnud, et mis, kui siin rääkida apsakatest küll selle börsile minekas, ma ikka ise tegin ühe päris suure apsaka ka, et just kui me pidime saatma välja, siis meedia ja sa pead ju avaldama et mis reklaami või ja mis siis ka selle teate IPO teate, mis on hästi tehniline nii jutt ja siis ma tahtsin saata seda veel öösel, sest järgmisel, mis ma pidin ära saatma
öösel veel kontrollimiseks ja ma panin kogemata ajakirjaniku nime Postimehes. Tema sai teada. Ja tema sai teada ja siis ma mõtlesin, mis ma nüüd teen, see oli öösel. No mitte nüüd päris öösel, aga õhtul hilja. Et mis ma nüüd teen, kas ma riskin sellega, et ta ei vaata seda enne hommikut, õigemini meil oli vist juba meediasse läinud, et et hommikul avaldatakse, aga mingid sõnumid, et pressiteadet, täpselt aga ma mäletan, et ma saatsin ajakirjaniku kogemat teistega koos tema aadress ka, et pidi olema sama eesnimega tegelikult üks meie nõustajatest ja panin sinna ja ma helistasin ruttu ka ühele meie nõustajale, mis me nüüd teeme, et kas me riskime sellega, et ta ei näe seda enne kella, ma ei tea, 8 või 9 hommikul. Meil on ju online ajakirjandus või siis ma ikkagi helistan talle ja palun, et ole nüüd nii hea. Et sattus valesti ja tõesti, et ma annan sulle mingit muud eksklusiivsust, luban pärast, aga palun ära sellega praegu midagi tee, et see ei ole, et ma tõesti minu viga ja sellel on suurem tagajärg kui see, et ma ei muidugi tea, kas oleks olnud suurem, aga võib-olla oleks olnud ka. Ja sa helistasid? Ja siis ma ikkagi helistasin. Mõtlesin julguse kokku ja helistasin. Ja tema poolt kindlasti näinud. Ta ei olnud näinud ja ta kohe alguses, ma ei luba sulle mitte enne, kui ma näen, ja mis nii. Ja siis ta ikkagi hoidis seda, ma ütlesin, okei, et sa võid 8.05, kui sa tahad panna selle välja omalt poolt, et sa saad selle, aga palun ära. Aga vaata, ajakirjanduses on ju nagu öeldud, et ega need suhted ongi kahepoolsed, et ega ajakirjanik ilma esindajata ka midagi väga ei tee, sest tal on just see sama informatsioon ja et tihti peale seal ikkagi austatakse seda, et kui just ei tea, mis jamaga sa hakkama ei saa, eks ole, ja mida nad tahavad siis nagu tuua, ja võib-olla siin vaata, sa ütlesid õigesti, kui sa selle positsiooni vastu võtsid, et sa ju ei olnud nagu üldse seotud sellega ja võib-olla, et see turundaja ka ei tahtu üle võtta, sest ta teadis, et tegelikult tal ei ole mingisugused ajakirjanduse suhted, et see paraku nagu aja jooksul nagu tekib, eks ole, need kontaktid ja kogemused on ju. Et ma olen selles mõttes küll, et ma arvan, et mul on läinud nagu üsna hästi ajakirjanikega, kontaktidega. Eriti tol ajal, kui oli rohkem meie huvi ja nüüd võib-olla see huvi ja meie sõnumite teadete pressi saamine ei ole enam nii lihtne, aga siis ja ka rahvusvaheliselt, et mul on selles mõttes tunnustust küll, et mis ma olen hoidnud ka seda, et me oleme olemas, et meie poole pöördutakse, et meil saab info kätte, meil saab vastuse, meil saab suhteliselt kiiresti vastuse, et me oleme selline ettevõte, kellel saab loota. Aga kas juht Kalm on selline nagu ise rääkija või ta nagu tahab sinuga konsulteerida ka, et kuule nüüd niuke teema, et äkki või on see, et võtab vastu ja siis sa kuuled ja vaatad, mis toimub? Meil on nii ja naa. Aga mul on selles mõttes küll vedanud, et ma arvan, et see on ka kommunikatsiooni inimesel aitab elu palju lihtsamaks teha, kui juht on valmis meediaga suhtlema ja kui meedia armastab juhti. Et Valdot ta tõesti armastab. Meil on ka teisi kõneisikuid, aga ma nagu näen ja Valdo ta suhtleb üsna vabalt, et me teatud teemadel me arutame temaga, et mis ta võiks välja tuua, millest ta rääkida ja mõnikord ta siis juba on andnud oma intervjuu, keegi on talle otse helistanud, siis ta tuleb mulle raporteerib. Et sa teaks, mis ees ootab. Ja mis ees ootab on ju. Ja täitsa põnev ja huvitav on see, et viimasel ajal on ta isegi paar vastust ise kirjutanud ja mulle ütlen, kuna ma saatsin sinna vastuse. Okei, need on olnud ka rohkem võib-olla isiklikud, et nüüd kui ta neid aktsiaid soetas siin päris suures koguses on ja et võib-olla ongi tema isiklik teema kommenteerida. Aga tavaliselt, eks see on ju kõigile teada tõde, et ikkagi vastuse kirjutab kommunikatsiooni inimene on aga Valdo on päris aktiivne, et ta ikkagi aitab kaasa mõelda, ma saadan, mõnikord ma siis vastavalt tema sõnastusele muudan, mõnikord ma ei ole isegi nõus tema mõne sõnastusega, aga ma lepin sellega, et okei, kirjutame siis nii, nagu sa nagu soovid. See on hea koht nüüd, on ju, et jällegi et sa ütlesid, et lepime on ju, et tegelikult ongi niimoodi, et head juhid, nad on ju reeglina mitte ainult head juhid, vaid nad on ka head mõtlejad, eks ole, et nad teavad, mida nad tahavad öelda. Ja nüüd tihti peale võib olla, et selles mõttes on midagi, mis sellele kommunikatsiooni inimesele ei meeldi, eks ole, mis ei lähe maila kokku mingisuguse strateegiaga, mida tema kommunikatsiooni inimene oma peas mõelnud ja nii edasi, et siis tegelikult minu kogemus on ka see, et tuleks nagu ikkagi valida oma nagu võitlusi. Et ikka alati ei pea nagu minema ütlema, et kuule, see ei olnud hea mõte, sest siis ta lõpuks hakkab mõtlema, et miks sa ei lase mul midagi teha, ma tahan öelda ise asju välja. Et on ju siuke tasakaalu otsimine, et
ja noh, ja mõnikord on nii, kui eriti sellistel negatiivsetel teemadel, mina ütlen, me peame ikka vastama ja siis me mõnikord niimoodi vaidleme, et ei, sellel teemal me ei taha sõna võtta, ei vasta. Aga see tähendab seda, et kui me nüüd vastame sellel teemal, siis me järgmine kord saame positiivsel teemal vastata, sest noh, me oleme olemas, kui me iga kord ei ütleme või ära ütleme, et noh, lõpuks siis sa ei saa oma asjaga tulla, eks ole. Jaa, siis sa ei saa tulla ja sinu poole ei pöördutagi, et siis nad on nagu nõus, aga noh, on olnud ka, et kui ma siis olen ikka pidanud ära ütlema, et kuna tõesti juhid ei arvavad, et ei peaks. Aga ütle selles osas, et kas sa oled ka nüüd erinevate juhtide all sellel ettevõttes töötanud, et kas sinu nagu kogemuse kohaselt juhid ootavad ikkagi nagu sihukest sparring-partnerit, et nad ei oota ju nagu täitjat, eks ole, et nüüd nad tahavad ikkagi mingit inimest, kes neile ka vaidleb vastu, annab nõu, on ju, ei ole ju päris niimoodi, et sina oled siin selle rolliks, et neid asju teha nii, nagu ma tahan. Ma niimoodi arvangi, et üks põhjus, miks ma nii pikalt Tallinna Sadamas olen ja miks ma olen saanud olla, ongi võib-olla see, et ma julgen öelda ja mõnikord ka vaielda või tuua välja. Aga muidugi, sa pead piiri ka teadma, eks ju, et mõnikord ma ei saagi olla võib-olla targem mõnes asjas, aga jaa, et kindlasti, et muidugi sa pead täitma ka, on ju see selleks, et kui sul ikkagi juht palub midagi teha ja olla, aga ma tihtipeale ja mul on ikkagi komme võtta ka sõna või arvamust avaldada teemadel, mis ei ole otseselt minu valdkonda puutuva, aga kus ma näen, et mis on ettevõtte seisukohalt, et ma leian, et kui ma olen meie laiendatud juhtkonna liige, on ju, siis mul on nagu suurem roll mitte ainult oma valdkonna eest, vaid kui ma näen mõnes teises valdkonnas, kus ma saaks et nii või naa, et oleks parem teha või avaldada arvamust, kaasa mõelda, et siis ma seda teen. Aga mis sind aitab selle juures? Kas see on viisakus, tasakaalukus, argumendid, mis on sellised põhirelvad, mis nagu panevad inimesi kuulama? Ma arvan, et minu puhul on see, et ma ikkagi olen väga suur ettevõtte fänn. Et ma olen nii pikalt olnud, on ju, mul olekski väga raske lahti juba lasta, et ma olen nii pikalt olnud ettevõttes ja ma tahan, et ettevõttel läheb hästi. Ja mõned asjad ka, et nagu see trendide võib-olla märkamine, et siin võib-olla näitena võib tulla selle, et meie oma kestliku arengu strateegia töötasime aastal 2018 välja. Mis see põhjus oli? Kas see, et sa nägid, et agendid, kruiisilaevad, kaubaoperaatorid juba nagu seda teemat tõstatasid või sa lugesid eriala mingist ajakirjandusest või mis see üldse nagu sundis teil selle peale nii varakult mõtlema hakata? See on ikkagi, ühelt poolt tõesti seesama see korruptsiooni teema on, et kuidas tulla nagu positiivsete sõnumitena välja, et tõesti siis seda rahvusvahelises suhtlemises, mis mul on olnud võimalus, on ju, kas või selle sama läbi kruisinduse ja et seal sa näed, et juba maailmas rahvusvahelises seltskonnas selle teemaga tegeletakse ja Eestis ka juba vaikselt hakkas keskkonnateemad, kestlikkus rohkem tulema pilti ja siis tekkis see, et me peame sellega tegelema, et selliste uute asjade, ma ei saa öelda, et see nüüd päris uus on, me ikkagi keskkonnateemadel oleme enne teinud, aga niimoodi nagu strateegiliselt panna paika, siduda see kas või sama nende ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, siduda meie enda äristrateegiaga see kestlikkus nagu süsteemsemalt, et see keeruliseks võib-olla tegigi just oma inimeste mõttemaailma muutmine. Et miks sellega veel peab tegelema? Ja miks sellega peab tegelema, et mõne ongi, et kuidas me oma otsuseid teeme, on ja, et me vaatame, mis on odavam ja mis on kallim ja nii, et tegelikult alati ei ole nii, et sa pead vaatama ikkagi ka sotsiaalset ja keskkonna poolt, et kui sa selle otsuse teed, on ja. Aga kelle laua peal see tänasel päeval on üldse? See jätkusuutlikkuse teema? Me oleme otsustanud vähemalt siiamaani nii, et meil otseselt kestliku arengu juhti ei ole, et just selle mõttega, et me tahaks, et kõik valdkonnajuhid seoks selle oma tegevusega. Muidugi koordineerib meil nüüd just eriti nüüd seoses nende ESG raporteerimisega tulenevalt meie keskkonnajuht, keda ma siis aitan omalt poolt ja pluss meie investorsuhete juht, et meil on selline väike tiim siis kolmekesi. No ja teil keskkonnajuht oli juba nii praktiliselt muudest põhjustest olemas, et siis oli nagu jah, paljudel ettevõttel seda ei ole, et siis teie jaoks on jah. No meil sest meil on ikkagi, meil ju sadamaarendusega seotud on väga palju neid keskkonna teemasi, millega peab tegelema. Sa rääkisid B2B-st, ärilt ärile on ju, et valdavalt ongi sadam ärilt ärile
kui mitte 100% või. Et IPO-t te tegite, eks ole, lõpptarbijale, aga ma mõtlen, kas on üldse mingisuguseid teenuseid, mis on lõpptarbijale suunatud või? Teenuse... kaudselt on, eks ole, see sama praamilaevanduse... Ja reisiterminalid, mida me ise opereerime, need kaubaterminalid on eraettevõtted on ju, kes on meie kliendid, aga reisiterminale me terminali kui sellist. Muidugi laevafirmad on need, kes reisijaid teenindavad ja kes põhiturundust teevad reisijatele. Ja ma mõtlengi, et siis nagu igapäevases mõistes, kui sa üldse nagu turundust teed, siis pigem on see nagu B2B. No mis sealt sinu nagu siuksed kogemused on, et mis see nagu põhiasi on, mis seal nagu käivitab või et mille peale sa kõige rohkem rõhku paned, et need asjad toovad kõige paremini tagasi? Mingid materjalid, mingid informatsiooniväljad? No kui nagu suurelt nagu Tallinna Sadamat võtta, siis kõige olulisem on ikkagi need isiklikud kontaktid ja strateegiline koostöö, strateegilised koostöövõrgustikud. Kas või ma võin selle sama kruisi näite tuua, et ei tule ju ükski laev ja reisi siia Tallinna Sadama pärast. Et ta tuleb ikkagi sihtkoha pärast, et sa pead ühelt poolt tegema koostööd siin siis nii Tallinna linna kui nende turismifirmadega, kes seda teenust pakuvad on ja pluss siis meie, aga see on veel suurem pilt, et on kas rahvusvaheline koostöö, sest ei tule ka ükski kruusilaev siia ainult Tallinna pärast, vaid nad tulevad siis, kui Läänemere ääres on sul rohkem sihtkohti ja sadamaid, kes pakuvad head teenust ja kus see reisija saab siis sellise ehk sa pead siis nagu Baltikumi, Skandinaaviat kõikidega nagu kuidagi koordineeritult tegema seda tööd koos. Ja täpselt ja meil on ka oma siis võrgustikud, on Cruise Baltic, Cruise Europe'is mul on isegi Läänemere regiooni juht. Sul on veel nagu lisa. Mul on nagu lisatöö ka on ja tegelikult samas toimub ka ju kaubavaldkonnas, et ei piisa ju Tallinna Sadamas, kuhu saab see laev tulla, et sul on vaja seda kaubaterminali, et kogu see logistikahel peab toimima, et sa müüd seda logistikahelat, nagu me müüme sihtkohta kruiside puhul, et ma ei lähe kruisifirma pole ka, kui ma olen... See on siis natuke nagu suhteturundus või? Suhke suhteturundus ikkagi pigem, mida siis toetavad täpselt kõik need materjalid on mida toetab see mainekujundus, bränding, üritusturundus, et kõik see ka siis meediakommunikatsioon, et sa pead nagu, meie puhul nagu selline ühte kindlat kanalit polegi, et me peame nagu integreeritud turunduskommunikatsiooni tegema, et kasutama kõiki võimalusi, aga kõige olulisemaks ma ikkagi pean seda isiklikke suhteid ja siis strateegiliste koostöövõrgustikke ja koostööd. Kuivõrd sa nimetasid kunagi seda messile minekut, kuivõrd messid üldse tänapäeval enam teema on? Meie valdkonnas ikkagi on, see on nagu selline kokkusaamiskoht, et see on nagu suhete teema jälle. See on suhete teema, täpselt, et kuna sama kas või need kruisifirmad, nad on üle maailma laiali, et sa füüsiliselt ei jõua ja ei suuda kõigiga niimoodi igale kohale külla minna, mida me ka muidugi oleme teinud, on ja mitte küll iga aasta ka aeg-ajalt. Aga siis on see kord aastas, kus nad tulevad kohale, kus sul on teemasid, mida siis arutada, siis sa näed, mis konkurendid teevad, siis sa näed, kuidas sul see koostöö, sa saad täpselt oma ka koostöövõrgustikuga kokku. Ja kaubamessid on samamoodi, et kaubamessidel me eelkõige käime nagu Eestina väljas, väga palju ehk siis Ascendina on aitab ettevõtlus ja innovatsiooni sihtasutus aitab meil teatud messidel, näiteks Münchenis on sel aastal suur logistikamess, et nemad siis seal selles mõttes on natukene lihtsam, et nemad siis koordineerivad seda boksi ühelest ehitust ja kõike seda, et kruisimessil teeme me seda ise ja mõnel teisel messil veel. Et ikkagi seal on ka see strateegiline koostöö, et me sadamana olemegi natukene selline keskkonnalooja ettevõtetele, samas nagu ma ütlesin, et peab see teenus nagu hästi toimima, et olla kindlad on Kui pikad need, ütleme, et võta jälle kruisi või siis ka mingisuguse kaubanduse vahenduse mõistes, et pikad need sellised nagu protsessid on, et te nüüd tutvustasite ära, et kas see on, see ei ole kuudes ju, see on mitmetes aastates võib olla, eks ole, et ma mõtlen, et kui kruisi nagu neid ka planeeritakse, siis neid müüakse juba palju ette, et siis ma juba kujutan ette, et see mingi miinimum 2-aastane tsükkel või, et sa lähed rääkima ja... Miinimum on 2 aastat, sageli ikkagi rohkem veel, et just, et praegu ka, et meil sisuliselt 2020
6 graafik on juba koos, 2027 ka peaaegu, et niisugused üksikud väiksemate kruiisifirmade poolt võib-olla on, et suured panevad 3, 4, 5 aastat. Nii, ja nüüd ma jälle mõtlen seda, et kui tuleb inimene, kes on keskelt läbi 3 aastat kuskil ühe koha peal, siis ta ei näegi mingit tulemist, sellepärast et ta alustas asjaga ja selleks hetkeks kui läheb ära, kui see midagi realiseerub, on ju. See on jah see sadama äri puhul, et on see siis see sama täpselt, kas sul see klient tuleb või tule või teiselt poolt ka, kui me mingeid arendusi teeme, et kaide ehitamine, mingite terminalide ehitamine, see võtab väga palju aega, et kõik need eelnevad lubade ja erinevate keskkonnamõjude hindamised, et see on hästi pikk töö, et projekteerimised, hanked, et see on ka jah, tundub nagu tõesti, et sadamas see 10 aastat läheb väga kiiresti, et ka kes mul on siin 10 aasta jooksul kolleegid tulnud, nad ongi sellised tulnud, et mõtled, tulevad 3-5 aastat, juba 10 aastat on lups nii kiiresti läinud, et aga ma mõtlengi, et sul on sellesse 10 aastasse nagu tegelikult viimasesse 10 väga palju nagu mahtunud sellist asju, mis on tavapäratud, võiks siis öelda, eks ole, mida tavaliselt ei ole, et selles mõttes võib-olla tegi huvitavamaks seda ja mõned mõttes. Ongi jah, et selles mõttes on tõesti, et miks ka ma ei ole nagu aktiivselt otsinud üldse mingit teist tööd, sest ma olen kogu aeg huvitav. Siin koroonakriis just sai läbi, siis on nüüd see täpselt see Vene-Ukraina sõda, mis sadamat ju mõjutab väga palju, on jah. Et kõik need kriisid, nüüd ongi natukene, see aasta ongi natuke rahulikum olnud. Ärme sõna ära. Aga ei saa ära sõnuda, sest kunagi ei tea. Aga huvitav on kogu aeg, et tõesti, et see on üks põhjus, miks mind on hoidnud ja miks võib-olla ma olen ka pikalt sellel positsioonil olnud, et nagu teemad toovad ise seda värskust juurde. Kuule, aga ütle mulle kanalitest korra, et kui valdavalt on, sa ütlesid nagu suhte temaatika ja nende samade nagu suhete ettevalmistamine, et materjalid oleks olemas, et mis on üldse näiteks sotsiaalmeedia kanali kas üldse on? No meil oma sotsiaalmeediaga tegelevat inimest ei ole, me turunduses seda jagame erinevate vahel. Mainekujunduslikult ikkagi on, ja me oleme nagu võtnudki seda mainekujunduslikult. Sa mõtled nagu tööandja maine mõistes ka? Tööandja maine mõistes. Ja siis selle sama aktsia oma. Aktsia võib-olla ja lihtsalt ikkagi ka, et näiteks kinnisvaraäri on meie tulevane äri, kus me näeme teenimisvõimalusi ja meil on ju palju arendamata maid. Ja mis me tahame inimesi meelitada juba sadamaalale, et nad harjuks käima, sest see annab meile parema positsiooni hiljem, ütleme siis nende arendajate silmis, kui nad näevad, et need inimesi käib ja on, et sellist näidata ka üritusi on ja mis toimub, mis me teeme tõesti investorite silmis. LinkedInis me oleme nüüd läinud aktiivsemaks, me näeme seda ka potentsiaalse mõnes mõttes ka äri laiendamise kanalina, kui me näiteks mõtleme tööstusparkide alade peale, et kuidas siis nagu meelitada üle maailma ettevõtteid, kes otsivad laienemisvõimalusi või tahavad siia piirkonda investeerida. Hetkel on see küll üsna keeruline tänu selle poliitilisele olukorrale, aga me juba teeme sellist eelteavitust. Aga seal ka ma eeldan, et väga palju sellest protsentuaalselt sellest kommunikatsioonist on nagu asukohariigi ja sellega seotud nagu võimaluste tutvustamine. See ei olegi nii palju nagu sadama enda tutvustamine, eks ole. Jah, ongi, see on see meie turunduse üks fookus, et sa võid ju neid kaisid ja sügavusi ja tutvustada, aga me tutvustame sageli oma partnereid, kes meie aladel toimetavad, kas või tõesti siin Tallinki ja ka laevafirmasi või terminali operaatoreid, millised võimalused neil on, et läbi selle siis, et kas siis, sest meil on oluline kas või iga kaubatonn või iga veok on ja kes läbi käib või iga reisija, kes juurde tuleb, saab mingil põhjusel võib-olla mingi mõtte või idee, et kuskile tema no sa Tallinkit nagu mainisid, et kui ennem oli selle Leedo case, eks ole, mis oli selgelt nagu ühel läppes äri ära, teisel nagu algas, või ütleme, et siis nagu võiks öelda, siis hakkas see kohustus teenindada, eks ole, võib ka öelda niipidi ka,
et Tallinkuga on ka, teil on tegelikult ju kliendi suhe ja vahel on teil selline, et meediast loed, et juht räägib seal ikka, kus liiga tehakse, eks ole, et on jälle selline omavaheline nagu PR-i nukene temaatika. Käib ikka jah, et see on ka. Et üks leiab, et teine ei ole võrdne tema suhtes, käitumise suhtes. Jah, see ongi, me oleme natukene sellises keerulises situatsioonis on ju, et tõesti Tallink on hetkel meie kõige suurem klient, et tegelikult sa ju ei saa oma kõige suurema kliendile midagi nagu halvasti läbi PR-i teha, aga teinekord ta tunnetad küll, et nad on ebaõiglased meie suhtes, nad kasutavad oma mõjujõudu ja nende poolt ka arusaadav on, et kui sa oled suurim klient, siis sa tahad ju ka mingisuguseid paremaid tingimusi enda. Aga see on ju keeruline situatsioon, ongi, et see nagu, et kui ta ütleb midagi, ta ütleb emotsionaalselt, et see saaks rohkem tähelepanu, sa leiad, et see ei ole tegelikult õiglane, aga sa ei saa minna ütlema, et see ei ole õiglane, sellepärast, et kuidas siis nagu sihukest olukorda, kui sa oled nagu suhtekorraldaja või nagu kommunikatsiooni, mis nõuanne on, et lähme räägime ta kõike eraldi, aga samas juba avalikkus vaatab, mis toimub, ja isegi tähtis ei ole, et see on Tallink või teie, aga üldse nagu sarnases olukorras olla. Mis mina teinud olen, mina olen siis Tallinki näiteks kommunikatsiooni inimestega rääkinud. Miks te teete? Et selles mõttes heas mõttes, et püüdnud nagu üksteisest aru saada ja meil on tegelikult väga head suhted olnud, et meil on olnud ka neid, et me oleme üksteisele vihjanud, kui midagi on tulemas, et ole palun vähemalt valmis või tähelepanelik on ju. Et nõgene jälle midagi on ütlemas kuskil. Ja kuskil tuleb on ju, et siis ma nagu teaks, et kas on vaja ja jällegi siin ma saan välja tuua, et meie juht Valdo Kalm on ja tema, ta on hästi inimeste inimene ja ta on selle koha pealt väga paksu nahaga, et ta ei võta nagu isiklikult, mina võtan küll aeg-ajalt isiklikult ja ma kohe tunnen, et on ja miks nad nii räägivad, et see ei ole nii ja mõnikord mul on küll olnud ka Paavo Nõgesega, ei ole õnneks olnud avalikkuses, aga me oleme e-maile ka vahetanud mingitel teemadel, et aga peab ju aru saama, tema on ka ju oma asjast väljas ja väga südamega teeb ja aru saada. Et selles mõttes ma saangi aru, aga täpselt, et kuidas leida siis see kesktee, et ega ma ei oskagi siin seda nagu ikka natuke situatsioonipõhine ja parem on ikkagi muidugi mitte meediasse minna, püüda nagu muud moodi kokku leppida, et kus on siis need teravad teemad, sest ega see tegelikult ei too nagu kumbagile poolele. Ja seal on nagu raske lahendust leida, eks ole. Ja sest ongi, vaadatakse halvasti mõlemale poolele. Me rääkisime sotsiaalmeediast, LinkedInist mainist, aga ma ei tea, Facebooki teete lõpule ja mis see suunaga siis konservatiivne või kui sa räägid üldse nagu sellest, et kuidas te olete enda jaoks ära defineerinud, et nagu milline see tone of voice nagu peaks sadamal olema, et tundub nagu tehniline asi, eks ole, ja suured asjad, kohmakas, et me tahame inimestele lähemale sadamat tuua, sest tegelikult sadamal on nii oluline roll iga inimese elus, et suur osa ju kaupadest, mis Eestisse tuleb, on ju, see on ju, kõik tuleb läbi, mitte kõik, aga enamik tuleb läbi Tallinna Sadama ühel või teisel moel. Inimesed käivad reisimas Soomes, Rootsis, jällegi Tallinna Sadama, et kokkupuude on palju. Aga me oleme Saaremaal, Hiiumaal seda enam veel on ja, et tegelikult on see, aga mis me oleme LinkedInis võtnud nagu suuna, et see on selline meie poolt nagu äriettevõttele, natuke selline konservatiivsem, nagu intelligentsem, selline ärile suunatud kommunikatsioon, et rohkem kaubavaldkond, aga teised valdkonnad ka. Aga Facebookis me siis oleme mõtlenud, et seal me teeme rohkem tavainimesele suunatud siis kommunikatsiooni, mõnikord natuke lõbusamas mõtmes, vabamas vormis, siis vabama tooniga ja lihtsamas keeles. Kas sina aktsepteerid seda, et ettevõttel võib mitu nägu nagu olla, et olenevalt sidusgrupist, kellega me räägime, et ta ei pea olema päris nagu 100% üks? Ma arvan küll, ma arvan, meie oma turundust teemegi hästi palju just sidusgruppide ja sihtgruppide põhiselt, et kellega, kuidas on ja päris me ikkagi hoiame natuke sellist, et me päris nagu igasugust asjade peale ka kaasa ei lähe, me tõesti hoiame natuke seda tõsisemat joont, aga me püüame olla natukene
pehmemad ja sellised lihtsamad Facebookis. Aga kas sa iseenda kohta saad juba öelda, et sina oled, mitte sina, ma ei taha nagu rõhutada, et sa saad aru, et sa oled nii kaua seal olnud, sa oled nagu südamega asja juures, et sa sisuliselt suudad samastada ennast ettevõttega ja siis sa nagu tunnetad juba ära, et noh, et kas ma tahaks niimoodi rääkida, kas ma tahan niisugune olla, et ma nagu mõnes mõttes olen seesama nagu seesama ettevõtte. Ja ma tunnetan küll, jah. Et kui mõnikord mul seal tüdrukud teevad ettepaneku midagi teha sellist kreisimat on ja siis ma ikkagi vaatan, et kas see läheb meie stiiliga ja meie olemusega kokku, et kõike ma ei taha lubada ka vahest on ja. Noh, mitte see küll, et ma ei ole, mul on ikkagi, ma päris palju usaldan oma tiimi ja inimesi ja ma ei ole niimoodi suur näpuga järjeajame, mis keegi teeb, et ma annan neile kuidas sa tiimidesse üldse oled otsinud endale inimesi? Ma ei mõtle nagu füüsiliselt nagu kanaleid, aga mida sa seal nagu vaatad? Et... No ma ikka vaatan seda, et ma võtan neid selle koha peale, milles ma ise väga hea ei ole. Noh, et ma olen tõesti disainer ja graafiline disainer, et noh, ma ei ole, seda ma ei oska teha on ja ma küll avaldan arvamust aeg-ajalt, et värvide või mingisuguse, millega ma usaldan, kuna tema on spetsialist, et noh, nüüd ma on suhteliselt hiljuti tulnud ka siis meile turundusspetsialist, eelmine spetsialist läks tudengeid õpetama majanduskooli ja no, majanduskooli turundusõppetooli juhiks, et väga tore selline karjäärihüppe. Sinu võrres tulnud. See on muuseas väga tänuväärne koht, et sinna saavad inimesed päris palju hüppelaudest, nad on hästi praktilised oma olemused. Meil on praegugi üks praktikant, näiteks sotsiaalmeedia praktikandi võtsime, et olla siis vaatame nüüd, kuidas kas meie Facebookis suudame aktiivsemad olla. Aga jah, et ma püüan nagu võtta inimesi selle mõttega, et milles ma võib-olla ise nii hea ei ole, et siis nemad nagu kompenseerivad, et noh, just digiturunduse pool ja sotsiaalmeedia pool, et ma saan aru, mida peab tegema, aga ma võib-olla väga täpselt ei tea põhjalikult, kuidas need asjad käivad ja miks see nii on ja et... Aga kuidas partnereid valid? Partnereid... No meil on kohustus teha hankeid on ju, raamlepinguid. Ja sellest ma saan aru, jah. Või siis võtta pakkumisi. Et... Aga te panete mingisuguseid asjadusina sisse, mida te tahaksite nagu näha nende partnerite pool? Tavaliselt me ikkagi tahame, meil on teatud kindlad tingimused on ja mis on, et sul ei tohi võlgu olla ja või kohtukeisse, mis iganes on ja elementaarsed asjad. Et pead olema hea käitumisega, maksu aga vaatame seda loo poolt, kogemust, mis on tehtud, meile on oluline ka see börsiettevõtte, kui me räägime näiteks kommunikatsiooni poolelt, et ta oleks ettevõttel börsiettevõtte nõustamise kogemus, et siis meil on nagu lihtsam. Oleme andnud teha proovitöid, selliseid, mis ei võta muidugi sul tervet päeva või 2 päeva, vaid pigem selline 2-3 tundi maksimum on ja natukene ikkagi vestluste ja inimestega ka, et mis puutub nüüd turunduse ja poolde, siis seal me otseselt raamlepingut ei ole, et me võtame nagu suuremate tööde peale, et teeme eraldi kampaaniate või konkurssid, siis niimoodi teeme. Kuidas sa hindad oma nagu tööd, mitte nagu, ma mõtlen nagu turunduskommunikatsiooni tööd, et sa nagu tagantjärgi vaatad, et et see aasta läks hästi meil? Mõtled just nagu millega me mõõdame. No jah, et kas sul on mingid niisugused mõõdikud enda jaoks isegi, võib-olla on nagu ettevõttes paika pandud, aga enda jaoks, et vaat need mõõdikud sa kindlasti jälgid, et... Eks meil on ettevõttes eesmärgid on ju, meil küll ei ole otseselt niimoodi turunduse eesmärki on ju, et meil on ettevõtte üldme eesmärgid, kus siis turundus peab toetama, aga olen nagu mõelnud küll, et mis asjad me peaksime ära tegema, et meil on tulemusjuhtimine, et minul on eesmärgid, minu tiimil, ma olen oma tiimi liikmetega kokku leppinud, mis eesmärgid on, need on kindlasti üks asi, mis me vaatame. Ja siis, kui rääkida just täpselt sellest mainest on ju, et me selle maine ülesehitamisel tegime ka ise töötasime välja mul mainemõõdiku. Nii. See on meil siis iga aasta me seda jälgime, see koosneb meil, kui me mainet tahtsime parandada erinevates sihtgruppides, siis meil on seal kliendi rahuloluindeks üks näitaja, siis on töötajate pühendumuse indeks, siis meil on ka Emori suurettevõtete maineuuringu tulemus,
meil on vastutustundliku ettevõtluse foorumi märgise tulemus ja meil on ka meie sotsiaalmeedia hinne. Neil on erineva kaaluga nagu sisse, ja neil on erinev kaal ja siis me oleme selle, et see on nagu siis protsent maksimumist igas asjas ja erineva kaaluga. Aga te olete ju suutnud sealt august välja tulla ikkagi, on ju? Ja, loomulikult me seal maineuuringus, kui me maineuuringust räägime ka, et me ei ole enam seal top 10, kuigi korraks me isegi jõudsime sinna pärast seda. Me oleme seal 20 keskel, on ju. Sul on tahtmine saada sinna ülespoole? No mul oleks küll, aga ma saan aru, et see ei ole väga enam realistlik. Mitte kõik sellepärast, et meil see korruptsiooniskandaal ja see on, vaid muutunud on maailm, et see sama sotsiaalmeedia pealetungi, et seal topis on ikkagi tarbijabrändid. Ja nemad teevad ju tunduvalt rohkem kommunikatsiooni lõpptarbijale, sellele inimesele, kes seda hinnangut annab. Et ma arvan, et me oleme isegi üsna hästi, sest tõesti tavainimene ei seosta ennast otseselt Tallinna Sadamaga ja ongi nagu väga raske. Ja meie tuntuse, oleme väga kõrge tuntusega 96-97% on ja tugevushinnang on meil ka üsna kõrge, et see suhtumise hinnang on. Ja ega ma lõpuni päris täpselt ei tea ka, kuidas Emar seda teeb, et kui ta seal tähestiku järjekorras paneb inimesi, neid panema või tuleb see randomly, et siis võib-olla okei, et ma ütlen, kui Tallinna Sadama on kõige lõpus, et millal see seal lõpus, kas sa viitsid, kui sa 100 ettevõtet peab hindama enam väga tõsiselt on ja mõelda. Aga kui see random on, siis on ta muidugi Vaatame korra tulevikku, mis sina tehisintellektist arvad, et mis see teeb, kas sa teed juba midagi sellega ja kas see kuidagi on seotud su tööga? Ja ma natukene juba kasutan teda küll, pigem ütleme rohkem võib-olla inglisekeelsete tekstide kohendamiseks, kuna ma saadan kas või siin ajakirjanikele vastuseid või kui ma selles samas Cruise Europe'is, kus ma olen juhatuses ja Läänemere juhtad, siis mul on ka selline suhtlus on ja nende firmadega. Aeg-ajalt ma küsin mingeid mõtteid mõne asja puhul, seda ma teen. Ma vaatan, ma saan aru, et see annab väga palju võimalusi, ta teeb elu lihtsamaks, ta teeb aktiivsemaks, on ju, sotsiaalmeedia postitusi ma ka aeg-ajalt võtan mingi teksti ette, et palun koosta selle nimel sotsiaalmeedia postituse on ju ettepaneku, et seda ma kasutan küll, aga natukene nagu teeb ettevaatlikuks ka, kui tulevikku vaatata just seda turundusmaastikul ja ka see agentuuride ja kõige poolt, et kui palju ta siis võtab ära on ju tööd, seda loovust inimestelt ja kõik hakkavadki usaldama rohkem AI-d oma loovust ja teiselt poolt, et kui tõsiselt me suudame varsti võtta on ja kõike seda sotsiaalmeedia reklaami, kui me teame, et see enamik on AI tehtud on, et kui palju seal seda autentsust ja ausust on, et see nagu hirm on, et ma arvan, et varsti turundajatel läheb päris keeruliseks, et kuidas päriselt jah, see on, eks ole, lõppküsimus on ju see, kui kiirelt me ise nagu kõike vastu võtame ja hakkame nagu rakendama, et mulle täna tundub, et Eesti turundajad veel ikkagi lähiaastatel nagu mingit suuremat muudatust ei hakka planeerima, et isegi agentuuride poole pealt ma seda ei näe, on ju. Aga teisest küljest ma ütleks, et ma arvan, et see ikkagi tuleb väga selgelt, väga tugevalt peale, et sellest nagu möödapääsu ei ole. Seda ma näen, aga see just tekitabki, et tavainimesena, kas sa siis suudad neid reklaame ja seda turundust niimoodi vastu võtta, kui sa tead, et see on tegelikult AI tehtud. Ma arvan, et sa harjud ära sellega. Et see on ikkagi nagu harjumise küsimus lõpuks ja ega see nagu üdini halb ju ei ole, et küsimus on pigem vist selles, et need töötunnid, mis sellest kõik nagu üle jäävad, kuhu need siis nagu suunatakse, et kuhugi need suunatakse, võib-olla saab midagi paremat selleks teha. Näiteks jätkusuutlikkust parendada, eks ole, kui sa võtad, et seal on ju hirmus palju teha kogu ahelal, et seda paremaks saada, mitte ainult raporteerida, aga paremaks saada. Seda küll jah, aga jah, et kahtlemata ma arvan ka, et turunduses on seda väga palju võimalik kasutada ja see tuleb noortega tuleb kindlasti ja ka sellised minusugused pikaajalised ikka juba kombivad ja kasutavad ja mõne meie disainer ka aeg-ajalt on ja teeb just kasutab mingit asjad, et agentuuridel võib see päris valus olla.
ma arvan, et nad osast tööd jäävad ilma. No jaa, aga eks nad leiavad selle mingi teise murga, et vaata omal ajal ka traditsioonilise meediaagentuurid läksid või reklaamiagentuurid hakkasid digitaalsusesse minema mingi momendiga ja noh, praegu ongi see suur osa juba ja see on ka loomulik, et noh, et juhtub, ma arvan, sama asi. Ja, no tuleb jälle midagi muud, uut ja sotsiaalmeedia tuli ka, ja me kõik võtsime omaks, on ja mingi hetk me nüüd natukene juba enam nii väga võib-olla ei viitsi, on ja noh, ma mõtlen ise ennastki, et ma ka mingi hetk postitasin rohkem, nüüd ma kuidagi juba olen tagasihoidlikum, on ja kuigi ma saan aru küll, et kui ma tahan oma persooni brändi rohkem turundada, siis ma võiks aktiivsem olla. No seda me kõik mõtleme, et kuidas me sinna kõik jõuame, aga reaalsus on jah see, et vaata isegi praegu meil aeg kulub, ja siiski on 8 tundi. Pluss miinus, on ju. Ma tänan, et sa leidsid aega meiega täna oma mõtteid jagada ja väga huvitav oli kuulata, et sul on olnud nii palju kogemusi unikaalses situatsioonis, et loodetavasti oli teistel ka huvitav seda kuulata ja vaadata. Ma loodan ja ma loodan, et mul tuleb neid põnevaid, pigem võib-olla siis positiivselt põnevaid olukordi veel, et mis hoiab mind siin sadamas edasi. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!